Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti, kus me räägime väga ägedate saatekülalistega erinevatel teemadel, nagu näiteks vanemluse telgitagused, paarisuhe, loomulikult suhe lapsega ja erinevatest ämbritest, mis me kõik oleme läbi teinud ja loodetavasti sellest ka õppinud ja segame teilegi. Ja mina olen Kristo Tuurman. Mina olen Illimar Pilt. Me oleme papsid.ee asutajad, kogemuskoolitajad ja täna siis olete meiega siin, et veeta üks mõnus 1,5–2 tundi podcasti seltsis. Ja meie podcastil on oma toeta võla alla pannud ka T1 keskus, kus me praegu ka podcasti salvestame. Ilma T1-ta me seda podcasti teha ei saaks. Ja T1 on väga palju ägedaid võimalusi, et kui te siia ei ole ammu sattunud, siis see on täielikult muutunud. Nimedama näiteks terve 3. korrus on täis sportimisvõimalusi, nii et kindlasti tasub tulla. Ja mis T1-s veel ägedat on see, et nad on ka T1-s väga palju plakateid välja pannud, et toetada laste, eriti teismeliste vaimset tervist. Ja tänases saates me kindlasti keskendumegi sellele ja räägime päris palju lastest ja teismeliste vaimsest tervisest. Ja tasubki minna meie tänaste saatekülaliste juurde ja täpselt nii, meil on täna saatekülalised, esimest korda meie papsid.ee podcasti ajaloo jooksul, et meil on külas siis kliiniline psühholoog, pereterapeut ja peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolitaja Anna Nõmmik ja tema abikaasa, isa, kasuisa Raivo Nõmmik. Tere tulemast! Tere! Tere tulemast meie saatesse. Väga alustame kohe sellest, et saame nagu tuttavaks, et rääkige, kuidas kui palju teil peres lapsi on, kaua te ise olete koos olnud, et väike siuke taustalugu meile ka, et ja kui vanad on lapsed, et võib-olla Raivo alustad? Võtame selle kiiresti siis kokku, et 3,5 aastat oleme vist tuttavad. Selle aega võin öelda, et nagu 0-st 3,5 aastaga saada 3 last, üks nagu päris nagu meie enda oma ja 2 siis nagu kasulast. Et päris nagu kiire protsess ja selline suur väljakutse on olnud. Kaua te enne ühist last koos olite? Aastake. Seda kogemust on ka ja väiksem laps on teil siis praegu 2-aastane? 2-aastane, jah. Okei, 2-aastane laps. Ja siis on 2 teismelist, üks on juba 16-aastane, päris suur juba peaaegu pikem meist ja juba hakkab põhikooli lõpetama ja siis teine on 12. Lõpetab 5. Illu vanusega ma pean kogu aeg arvutama maha, kuidagi ruttu ta kasvab ja siis see vanus mul kipub jääma kuskile. Ja ma siin matemaatikaga aitan kaasa, et mul on nagu... Ta on matemaatikaga. Aga lapsed elavad siis kõik teie juures? Meil on niimoodi, et nagu kärgperenduses ikka, et võib ju erinevaid võimalusi olla. Ja meil on niimoodi, et pesamuna elab siis loomulikult kogu aeg meiega koos. Keskmine laps, tütar elab nädal aega meie juures ja nädal aega teise kärgpere kärje sees ja seal tal on ka 2-aastane vennakene. Ja siis kõige vanem poeg elab meiega, et ta käib ka küll teises peres külas, aga igapäevaelu siis on meie juures. Väga hästi olete nii korraldanud ära. Kuna me kärgperendusest räägime ka kindlasti, täna natukene paneme sellele ka rõhku, siis, aga enne räägi, kuna vaimne tervis on tänase selle podcasti üks põhilisi teemasid, siis räägi, mis asi on see peaasi.ee, kes veel kuulnud ei ole. Kuigi te olete päris mõnusalt nagu kõlapinda saanud ja võiks kõik teada, aga räägi, mis on peaasi.ee ja miks inimestele peaks see korda minema? Ja ma loodan küll, et peaaegu kõik on kuulnud või näinud kuskilt seda peaasi nimetust, et vaimse tervisega me tegeleme, vaimse tervise teavitusega ja edendamisega, et ikka see tervis säiliks ja et muidugi leitaks ka abini teed rutem ja et mis need võimalused üldse on, et siis seda teavitustööd teeme ka. Okei. Küsin, esmaabi koolitaja, mis see on siis esmaabi, vaimse tervise esmaabi on ka olemas siis, jah? Just ja ongi taotluslikult niimoodi see nimetus sarnane nagu füüsilise tervise esmaabi nimetus, et täpselt niimoodi nagu füüsilise tervise esmaabi oskusi me saame õppida, et kui me näeme mingisugust olukorda, kus
me teame, mida teha, siis me saame abi osutada ja vaimse tervisega tegelikult samamoodi, et kui me näeme mingisuguseid ohumärke või ka suuremaid probleeme esile kerkimas, et igaüks meist saab teisi aidata, kas oma lähedasi, kolleege ja iseennast saame ka aidata, aga see vaimse tervise esmaabi on siis teise aitamiseks. Issand, kui äge, jumala äge. Ja teiega võib vaja minna seda. Sest esmaabikoolitus me oleme kõik läbinud, kui meil on autojuhiload ja saame, aga see on nii vajalik. Ma kuulan täna sellest nagu põhimõtteliselt esimest korda. Ja kõik võiks ju osata seda, kas või oma lähedaste jaoks võtta see appi. Sellest, aga teate, ütle praegu ka, et kuna me räägime, keskendume eriti nagu laste nagu teismeliste juurde nagu pärast ka, et kui rääkida sellest esmaabist, et mis on üldse nagu mis on esimene asi, mida sa siis teed, mida saab toetada, kõik võiksid osata, mis on niisugune nagu paar oskust siis, mida me kõik peaksime oskama? No see esmaabi, ta koosnebki eraldi sammudest ja kõige esimene, võib-olla tõesti võib isegi öelda, niisugune eelsamm on see, et me üldse märkame iseennast, märkame ka teisi enda ümber, märkame ka muutusi ja kui ma märkan midagi, mis mulle juba tekitab küsimusi või väikest mure kohta, et siis ma ikkagi loon seda kontakti, ma ütlen teisele inimesele, et ma olen märganud, ma hoolin tast ja siis ikkagi proovin aru saada, mis temaga on toimumas ja kuulan, mis kipub olema üks näiliselt lihtne tegevus, et me proovime aru saada ja proovime kuulata, aga nagu nendel vaimse tervise esmaabi koolitustel ka tihtipeale selgub, et siis tegelikult meil ei õpetata kuskil ka kuulamist ja me kipume liiga ruttu, see on meil kindlasti ka endal vanematena süüks panna, et lahendama tahame kohe hakata, kui kellelgi on mure. Me ei kuule isegi lõpuni, sest see esimene mure, millega võib-olla tuleb, mida me hakkame lahendama, see on tegelikult hoopis see jääme tipp ja tegelikult mure on kuskil allpool üldse ja see mure ei saa üldse välja tulla, kui me ei kuule isegi. Just, et me peame võtma selle hetke, et proovida aru saada teisest inimesest. Nõus. Me koolitustel räägime ka ja küsime tavaliselt küsimuse ka, et on mõned uuringud ka tehtud, et kui tihti siis vahele segatakse, näiteks kui naine ja mees omavahel räägivad, et mees segab natuke tihedamini ja see on iga 17 sekundi tagant on see keskmine. Ja, aga mõnikord me lihtsalt hoiame suu kinni, kui me tahaks segada vahele ja hakata nõu andma ja probleeme lahendama, eks ju. Aga jah, see on nii väga, see kuulamise oskus on väga vajalik ja eriti vaimse tervise puhul. Okei. Aga kuidas sina, mis sinu lapsepuu oli, kuidas sa üldse sattusid kliiniline psühholoog, vereterapeut, see ei ole selline nagu lihtne amet, et kuidas sina... Mängin nukkudega, väike Anna mängis nukkudega, kelleks saad suureks tahaks tahada? Ma mõtlen nüüd, äkki saaks psühholoogiks. Paljudel võib-olla tõesti see psühholoogi ameti poole liikumine tuleb läbi mingisuguste probleemide, kellel meist probleeme ei oleks. Kellel on vanemad. Aga minul psühholoogia vastu tekkis huvi tegelikult põhikoolis juba, kui meil käisid külalisõpetajad, kes andsid psühholoogia tundi ja siis mul tekkis selline vaimustus ja huvi, kuigi kui ma meenutan, nad tegid täiesti selliseid lihtsaid väikseid asju, mingid jadad, et kes kus elab, et need, kes elavad koolist kaugemal, lähevad ühte seina poolde ja siis teised teise poolde, aga see tundus mulle kuidagi selline interaktiivne, huvitav ja siis ma hakkasin huvi tundma psühholoogia vastu ja otsustasin minna seda õppima. Okei, nii et siukest suurt lapsepõlve traumat, mis sinna tõukas iseenda seda, et seda ei ole, mis jah, nagu sa ütlesid, tavaliselt on. Jah, ma ei läinud psühholoogia suunas sellepärast, et ennast otseselt aidata, aga nende teismelise aastate jooksul loomulikult juhtus ka igasuguseid asju, nagu ikka teismelistel. Oli päris keerulisi hetki ka ja endal mul oli ka depressioon noorukina. Et ma sain sealt enda jaoks muidugi ka palju, aga rohkem ma läksin selle huvi pärast ja siiamaani see huvi. Ma ei tea isegi, mitu aastat ma seda psühholoogiat olen õppinud ju alates juba 18. eluaastast. 23. Auts. Pärast kodus räägite. Eetri väliselt Raivo nüüd hakkab pihta sul. Ja ikka on nii huvitav, et nii palju on avastada sellest. Väga lahe, väga kihvt. Ja, aga meil vaata, Krista, meil oli vastupidi jälle. Ega muidu me seda papside koolitust tegelikult ei teeks, kui me poleks ise nagu valusad vitsad kätte saanud. Et meil on siiamaani sellest suur abi olnud ja näeme, et suhted on põnevad ja huvitavad. Ja nüüd saab väga sügavale minna nendega.
ja aina paremaks, see on näha lahe. Aga räägime siis suhetest, alustame, kuidas see teie suhe on, et mis teil on nii-öelda selle 3,5 aasta jooksul sihuke nagu suurim kriis olnud, et meile meeldib öelda, et meil on sihuke suhtes on erinevad kriisid, eks ju, et üks on see, kui armuse periood läbi saab ja siis teine on kindlasti on lastetulek, mis on nagu kriis, aga tundub, et teil need kaks said päris ühte hetkesse kokku. Et kas oli... Mis sa nüüd eeldad siin? Las inimesed räägivad vaatama. Äkki teil polegi tulnud midagi? Ma arvan, meie kõige suurem kriis oli, tegelikult mul pole kriisi olnud, aga tegelikult kriis oli siis, kui me tegelikult otsustasime, et me saame lapse või proovime vähemalt. Ja mõned siis hetked hiljem põhimõtteliselt hakkas Ukraina sõda ja olukord läks nii keeruliseks, me mõtlesime, et lükkame 6 aega otsuse edasi, vaatame, mis saab. Ja kui see ongi, et see oli ju 24 veebruarist, siis 6 aega hiljem, märtsi lõpus mõtlesime, okei, tundub, et nagu otseselt sõjaks ei lähe, proovime, et meil ei ole kuhugi lükata. Ma ei tea, minu jaoks oli see, võib-olla see ei olnud isegi kriis, aga selles nagu moment, et kas nüüd proovime, ei proovi, kuhu see liigub. Aga meil on vist selles mõttes lihtsalt läinud praegu, et kuna me niimoodi nii vanas eas ikkagi teineteist leidsime ja kõik nii hästi on klappinud meil ka tegelikult vanemlikkuse teemal, me oleme hästi sarnased, teismehed ütlevad, et see on isegi tüütu, et neil pole mõtet minna teisega räägima, sest nad teavad, et ütleb täpselt sama asja, et see on ei ole seda head ja halba politseinikku, et sama joon ja kuidagi vist on, võib-olla on alles tulemas, aga võib-olla tõesti ei tulegi, et kuna me suhtleme ka hästi palju omavahel ja räägime asjadest. Anna on nagu päris psühholoog, kliiniline, mina on harrastuspsühholoog ka oma teismeeast, et siis me nagu klapime ka selles võitmes, et. Väga hea. Ehk siis nii-öelda, kuidas te tülisi lahendate, tülid ikka on suhtes, tulevad ette, kuidas te konflikte lahendate? Arusaamatus ikka tuleb ette. Pigem need arusaamatud, tüliks on seda võib-olla nagu palju nimetada. Nõud ei ole teie peres lennanud? Ei, mitte teadlikud, lapsed lükkavad mõnikord midagi maha, et see on, aga ma neid asju tülideks ei nimetaks, pigem ongi mingi arusaamatused, keegi mingis emotsiooni hetkes ütleb midagi hoomamata, mis tundes on hetkel see teine, on ju, ma ei tea, ma teen nalja, Annal on just nagu mingil põhjusel halb tuju või kuidagi halb emotsioon, et need kaks asja lähevad kokku ja ma ei märka seda, sealt tulevad need arusaamatused, aga need vähemalt alati enne magama jäämist on need asjad ära lahendatud. Ja, et me arutame alati, et mis siis keegi mingis olukorras tundis või mõtles ja muidugi mulle on suureks abiks see, et Raivo on ka väga tähelepanelik, et ta saab, et ta tõesti saab aru, kui ma olen eksinud. Kui minul mingisugune tekib mingi küsimus või et mu näoilme märkamatult väljendab, võib-olla ma ise alles protsessin ja mõtlen, et võib-olla ei olnudki üldse midagi, kes tema juba küsib, et kas nüüd midagi oli, et ta on nagu hästi tähelepanelik selles osas. Väga lahe, et ei lase nagu vaiba alla millelgi nii-öelda minna. Jah, et me oleme mõlemad tundlikud ja proovime siis mõista ja toetada. Aga kuidas see sünergia siis toimub siia kärgpärandusega, et kuidas need, kes on läinud, nagu nii-öelda romantiline suhe on seal lõppenud, lapsevanemlik suhe ikka jääb, et kuidas see suhtlus toimub? Meil võib-olla see protsess on ka selles mõttes läinud lihtsalt ja ka lastele või siis meie vanematele lastele, kes on nüüd teismelised, on see võib-olla läinud selles osas sujuvalt, et see lahkuminek toimus siis, kui nad olid veel üsna väiksed, et nad olid 2 ja 6 ja siis oli päris mitu aastat sellist, kus nende reaalsus oligi see, et nad jäid küll minuga elama siis alguses ja käisid isal külas ja see kontakt ja kõik säilis. Aga mul tundub, et see aitas küll kaasa, et seal ei olnud mingisuguseid muid osapooli, vaid et nad said rahulikult sellega kohaneda, et vanemad on olemas, nad lihtsalt ei ela koos ja neid selliseid mingeid tormilisi tundeid seal või mingeid pettumisi või solvumisi, et nad ei pidanud sellega sellisel kujul toime tulema. Ja siis üks hetk, kui tekkisid
kaaslased, et alguses siis isal ja siis tuli ka üks hetk Raivo minu ellu, et siis mul tundus, et noorte poolt küll vähemalt ei tulnud seda tapjat, mis nüüd toimub, et nad olid juba selleks. Jah, nad olid suuremad juba ka, mis 9 ja 13, eks ju, et nad natuke juba nii-öelda. Päris mitu aastat nad said. Ja olid isa poolt sellega harjunud juba nii-öelda ka, eks ju. Okei. Kuidas sul, Raivo, kui nii-öelda ma olen ise täpselt samamoodi, mul on, naisel on siis eelmisest suhtest on laps, kui me hakkasime koos elama, ta oli nagu 6-aastane, ehk siis mul ka need esimesed, ütleme, vundamendi ehitusaastad, see 3 aastat, mis on see põhiline, kus me lastega seda sidet üles ehitame, eks ju, 3-6, ütleme, enne kooli on see järgmine samm, et mul on kõik see nii-öelda olemata, et ma sain alles 6. nii-öelda eluaastat hakata seda suhet üles ehitama, et ja seal on teatud maani saad seda teha, eks ju, aga lõpuni sa ei saa kunagi seda samasse nii-öelda lähedusse viia. Et kuidas nagu sulle, kuidas kõigepealt võib-olla, kuidas sind lapsed vastu võtsid esialgu ja võib-olla oskad kohe öelda, kuidas sa hakkasid seda suhet üles ehitama, kas sa tegid mingeid teadlikke samme ka või oli see loomulik protsess? Pigem ikkagi loomulik selline kuidagi nagu pingutatult hakata nagu laste tähelepanu või mingi heakskiitu nagu otsima, see minu jaoks nagu ei tööta. Olen see, kes ma olen. Kui nende emale sobib, on ju, et ma ei pea midagi pingutama nagu eraldi. Aga just ma mõtlen seda, et näiteks ongi, et sa oled ikkagi, nad on sinule ju ka tegelikult nagu võõrad inimesed ja sina oled neile võõras inimene, et seda suhet ikkagi nagu tuleb luua, kas te veetsite mingi üks-ühele aega, läksite, tegite koos mingisuguseid tegevusi, et need on ka ju teadlikult sammud, et seda suhet üles ehitada. Väga teadlikult ütleme, päris nagu üks-ühele nüüd nagu Annaga, Elluga või Robiniga nagu ei teinud, aga pigem perega koos metsa kuhugi nagu pikemalt välja. Poisiga siis tegelikult, kes nüüd on 16 ja 1,93 m on ju, teeb mulle ülevalt alla nagu, et siis läksime 2 päevaks metsa ja ööbisime metsas ja sellist aega nagu tuleb võtta, et selline ikkagi nagu. Aga kuidas teil on nagu just see, ma mõtlen, endal on ka mul üks nagu ütleme suurimaid ikkagi nagu probleeme on olnud see, et mis roll on minul, eks ju. Et nüüd on see, et kas ma olen nagu, olen ma kasuisa, olen ma nagu sõber, täidama mingit isa funktsiooni nagu, eks ju, see nii-öelda, kui on näiteks nädal, eks ju, et selles nüüd osas samas on nii-öelda kodu on ju, ongi nii-öelda piltlikult nagu minu oma, eks ju, tema elab nüüd minu kodus, et kus see nagu piir jookseb, ühtepidi sa oled nagu sisse rännanu sinna koju, eks ju, ja teisest küljest nagu sul peaks ka ju oma kodus nii-öelda mingisugused õigused, eks ju, olema tekkima, et kuidas sa seal seda nii-öelda piiri näed, et mis rollis sa oled? Nad on päris kattuvad, nagu ei ole päris nagu piiri ei saagi tõmmata vist mingi sõber, kasuisa, samas ma täidan ju vanema rolli nagu ikkagi üks nädal, et poisi puhul ikkagi nagu igapäevaselt, et need on kattuvad nagu päris jälle nagu, et ma ütlesin, et ma ei hakka tegema nüüd eraldi nüüd nagu sõpra mängima tema jaoks, et saada nagu siis nagu päris isa käest nagu rohkem kontakti ära või et ongi, ma proovin olla nagu hea inimene, toetada teda, juhendada, kui vaja, lohutada, nagu olla nagu sellises nagu kuidagi, ma ei tea, ma ei ole nagu piire tõmmanud enda jaoks, et tüdruku jaoks, nagu Ellu jaoks proovime olla sõber rohkem, on ju, et tema rohkem võib-olla nagu issitüdruk, et Robin nagu vanem, et tema jaoks rohkem nagu sõber või kuidagi nagu, ma ei tea, ma ei ole vist nagu päris niimoodi isegi neid piire tõmmanud ja enda jaoks nagu lahterdanud siis, kuidas öelda. Aga ikkagi selles, ütleb siis niimoodi, et piire sa kodus tõmbad, et sinul on ka nii-öelda õigus siis piire kehtestada sama võrra, kui näiteks Annal on kõrval. Jah, seda kindlasti jah, et me ikkagi oleme mõlemad vanemad ja see, mis nimetus nüüd panna sel hetkel, kui midagi toimub, et see ei oma tähtsust, me oleme mõlemad nii-öelda hoolitseme laste heaolu eest, et neist kasvaks korralikud inimesed, nad oleks hoitud, et see on nagu mõlemal nagu suund on ühine ja selle nimel. Ja see on midagi, mida me lastega arutasime ka ja mida me arutame jätkuvalt, et kõrvalt vaadates ma ütleks, et ikkagi pigem hakkas Raivoga rohkem täitma kohe vanemlikku rolli kui sõbra rolli, et ei olnud niimoodi, et oleks seal olnud semud ja siis mina seal olen see karjataja, et pigem muidugi see volitus tuli ka minu poolt ja selle me rääkisime ka lastega läbi, et tõesti, et kui me ju koos elame ja seda igapäevaelu jagame, et sel hetkel, kui see toimus, et siis me lähenemegi sarnaselt, et ei ole niimoodi, et ainult mina olen see, kes ütleb, et jah, nõud on ikka vaja siit laua pealt ju ära viia, et neil pole jalgu all või midagi sellist. Et Raivo teeb seda samamoodi, et
ja ma ei mäleta, et oleks olnud sellist hetke, kus nad oleks öelnud, et sa, kes sa oled selline või et need olid kõik sellised loogilised asjad, mida öelda, et selles vanemlikus rollis. Kas Raivo on näiteks pange ka pannud, et sa oled nagu pidanud ta nagu nii-öelda nagu kuidagi korrale kutsuma, kuule nagu noh, et nad on ikkagi nagu nüüd minu lastega on nagu selline reegel, et kuule, et siit sa astusid natuke nagu üle nagu selle nagu, et on, kas sellist hetke on ka tulnud? Ma arvan, et meil mõlemal on olnud neid hetked, kus me teineteisega peame natukene rääkima, et see nüüd ei olnud päris see, kuidas mina oleks seda olukorda lahendanud ja vahepeal on vaja teha ka mingit stoppi, et võib-olla mõnikord, no mina olen võib-olla nagu leebem või ma ei tea, kuidas, mis sõna on, et ma jälle löön käega, et ma mõtlen, et vaatame, et nüüd on nad juba nii suured, nad võiks teha iseseisvalt mingisuguseid asju rohkem. Nii, proovime, räägime kõik lastega läbi ja siis paari päeva pärast ma jälle avastan, et ma ikka nopin ise neid musti riideid sealt pesukorvi, et siis et Raivo on natukene võib-olla siis reeglite koha pealt nagu jäigem. Struktureeritum. Ilus. Ja mulle meeldib see, et me tegelikult kumbki, kui me nii-öelda mõlemad siis nagu pange paneme, nimetame siis niimoodi, et me sel hetkel nagu ei korrigeeri teist, vaid me lahendame seda nagu hiljem, et me laseme selle olukorra nagu lõpuni tegelikult. See ei ole nii suur mingisugune asi, et keegi ei lähe kellelegi kallal, aga lihtsalt, et kui sa natukene oled, me ei hakka seal selles hetkes, ei saa seda parandada niikuinii. Pigem me lahendame seda nagu hiljem. Ma olen ise ka enda naisele tohutult tänulik selle eest, et ta tegi seda sama, et ta oli siin olukorrad nagu lõpuni, eks ta ei õõnestanud nii-öelda seda autoriteeti, mis on niigi mul väike, vaid ta nii-öelda, et meil olid vestlused olid pärast. Kuule, Kristo, see oli ikka natukene praegu nagu väga mööda ja mul on endal ka, ma saan tollel hetkel juba aru, okei, see oli mingisugune väike lapsepõlve trauma, mis mul välja tekkis ja see, et ma tahaks olla isa, ma ei ole isa, eks ju, et selle nii-öelda väiksed haavatud lapsed tulid seal välja. Selleks ei pea olema kärgpärendus, tegelikult see käib igast tavalises perest ka, et ema, isa, kui vaatavad, et kuule, teeme väikse stopi, lähme korra kõrvaltuppa ja vaatame selle asjale. Aga Anna, räägi mulle nüüd sellest asjast. See on nagu huvitav endal nagu nii-öelda teada või et kuidas nagu toetada siis neid vanemaid, et kui nüüd Raivo tuli ellu, et kuidas sa lastele siis tuttavaks tegid, kus sa avastasid, et kuule, nüüd on see aeg, et kus nüüd Raivo hakkab sisse kolima, et kuidas see protsess käis, kas see kuidagi käib niimoodi vaikselt tutvustades või mingi ennem ühised kohtumised või et lihtsalt astun kohvrid uksest sisse, et tervist, näed lapsed, teil on nüüd siin uus tegelane ja saad sa midagi teha, et seda protsessi sujuvamaks muuta? Ja seal saab küll teha protsessi sujuvamaks ja olen isegi lugenud ühte raamatut, mis veel ei ole ilmunud või et mis on sellel teemal ja kus oli nii toredaid näiteid ka toodud, et üks levinud viga võib-olla, mis me teeme üldse lastega seoses võib-olla vanematena on see, et kui toimub mingisugune suur muutus pereelus või meie kui täiskasvanute elus, et siis me nagu ei räägi sellest lastega ja ei küsi nende käest, et mis te sellest arvate või. Ja mis te tunnete selle sees? Just. Et see võiks ju käia ikkagi niimoodi, et me räägime nendest olulistest asjadest ja mina ka kindlasti ei olnud niimoodi, et me lihtsalt läksime kuskile jalutama ja mõtled, et mul on siin sõber või et siis oligi, et ma alguses rääkisin neile, et ma olen kohanud kedagi, kes mulle väga meeldib, kirjeldasin, vaatasime pilti koos, et kes see selline on ja siis me saime niimoodi sellises turvalises keskkonnas, saime tutvuda. Mis see turvaline keskkond on? Vist juhtus niimoodi, et kas sa tulid meie juurde sööma või sina tegid meile süüa? See oli hiljem, aga ma tulin teie juurde sööma. Okei, et siis ikkagi meie koju ja siis tegime süüa ja siis seal niimoodi tutvusime, et kes see Raivo siis on selline. Et niimoodi järk-järgult tutvusime. Et kohe niimoodi me hops ei kolinud kokku elama, et üsna ruttu see küll jah käis, sest äratundmisrõõm oli nii suur ja ei ole seda kahetsenud hetkekski. Ja mulle tundub, et lastele see ka tegelikult on sobinud, et neil on hea meel, et minul on hästi ja ongi nüüd nagu veel üks täiskasvanu juures, kes ka neile on toeks. Ja sul olid lapsed suuremad, aga kui nad väiksemad on, et kuidas siis see nagu 3-aastasele näiteks teed tuttavaks, ta ütleb, ma ei taha, et see võõras onu siia tuleb, ma tahan oma issid tagasi saada või 4-aastasele. Kas sul on selliseid momente enda praksisest tulnud ka ette või
praktikas? Ja eriti väiksemate laste puhul, mitte ainult väiksemate laste puhul, ka teismeliste puhul võib seda juhtuda, et mingil tasandil nad ikkagi loodavad, et vanemad saavad kuidagi ära lepitud või et saavad kokku, et see võib olla nende ikkagi selline unistuste purunemine. Ja ma arvan, et ka ikkagi sellise 3-4-aastasega esiteks saab ikkagi seda tema sõnavaras rääkida, et selline olukord on ja ma arvan, et lapsed ei peagi alati suure hurraaga võtma vastu seda elumuutust, et neil on ka õigus öeldagi, et ma ei taha ja siis mõtlegi, et ma saan aru, sa ei taha, mina tahan. Ja proovime siis selles olukorras kuidagi teineteist toetada, et see on ka üks, mul tundub selline müüt, et lapsed peaks kohe nagu rõõmustama siis selle üle, et nemad ei ole seda elumuutust valinud endale, et neil on ka õigus olla pahane, solvunud, et saame neid siis selles osas toetada. Okay. Aga lähme vaikselt selle laste vaimse tervise juurde, et kui sa alustasid ka nagu alguses, et mis on need siis ütleme märgid üldse, kui me räägime, alustame nagu väiksemast lapsest, eks ju, ärme liigu kohe nagu teismelise juurde, et mis on need märgid, kus ma üldse näen, et ma ei tea, võib-olla oleks vaja abi või võib-olla ma üldse peaks kuidagi toetama. Ja, sest tavalise esmaabi puhul ma näen ära, mul on käsi puruks, on ja okei, siin on sidet vaja, ma tean, kuidas nüüd nagu veri peatada ja kõik, on ja mis need sümptomid on? Ja eriti laste puhul. Ja eriti teismeliste puhul, sest juba see vanusegrupp ise on selline, et kui me mõtleme, et mis on iseloomulik tavalisele teismelisele, see, et emotsioonid kõiguvad ja et nad on võib-olla ärrituvad kergemini ja tahavad olla oma ette, mis võivad kõik olla vaimse tervise ohumärgid tegelikult ka. Et see pilt ei olegi väga lihtne, aga me saame märgata seda muutust ja sellepärast on ka võib-olla hea mõnikord kellegi teisega, kas või ka teise vanemaga arutada, et mõtleme korraks koos, et kuidas siis meie lapsel või noorel läheb, et kuidas tal läheb lasteaias või koolis, oleneb, mis vanuses ta on tal sõpru, on tal mingeid hobitegevusi, kuidas ta meeleolu on, et kas see on ikkagi enamasti selline okei või sellised püsivad, võib-olla häirivad muutused, mis võivad põhjustada kannatusi, need on siis selleks ohumärgiks, et kui see meeleolu on ikkagi püsivalt et ei ole korra nagu haltuju, vaid on nagu juba nädalaid on haltuju. Ehk siis kui nagu näiteks kommunikatsioon on ära kadunud, varem oli, eks ju, kaob ära ja ei tulegi tagasi nagu sellise kujul. Et selline püsivam muutus, mis on tõesti, võime vaadata, et on juba nädalaid, mõnikord vanemad avastavad ka, et see on juba toimunud võib-olla kuid ja aastaid niimoodi, et ta ei tulegi sealt oma toast välja ja ma ei saagi, ma ütlen talle tere ja meil ei olegi mingisugust hetke, kus me niimoodi saamegi teineteisele otsa vaadata ja rääkida, et kuidas kellelgi läheb, et mõnikord need muutused tulevadki hästi niimoodi hiilimisi ja kui me oleme igapäevaselt elame oma elusid, me ei pruugigi märgata. Vaikne konnakeetmine nii-öelda. Just. Et vaikselt taaval ja sa harjud ära, eks ju, inimene harjub ära sellega, nagu me erinevate asjadega võime suhtes ka ära harjuda, eks ju, mis ei ole toredad asjad näiteks, et ma harjume sellega ära ja ei suuda seda isegi nagu tuvastada, eks ju. Et siis aitab see, et vaadata ja just need püsivatele muutustele peale, eriti koos abikaasaga ja kaaslasega, vaadata selle peale, mis on korraks, et niimoodi nagu kõrvalt vaatepilgu korraks vaatan, et kuidas see olukord on ja kuidas ta läheb. Ja muidugi on eriti suurepärane, kui me saame ka siis selle lapse või noore endaga rääkida, et tekiks üldse neid olukordi, kus me oleme koos ja saame siis teada, kuidas teineteisel läheb, et palju meil peredes üldse neid hetki on ja mida tehes, et kõikide elutempod on nii kiired, eriti noorukid, kui neil on mingid trennid, hobid, kas me üldse saame kokku päeva jooksul, aga seal on neid võimalusi, et näiteks koos söömised, mis on üks oluline vaimse tervise kaitsefaktor, mida pooltes peredes lapsed ei kogegi üldse. Euroopas on tehtud selliseid uuringuid, et süüakse teleke, süüakse eraldi, kõik see on päris tavaline. Et see näiteks see võimalus, et hommikusöök vähemalt või siis see õhtusöök, et me saame ühes kohas kokku ja näeme teineteist. Ja võib-olla mingeid võimalusi veel, et kui me liigume ühest kohast teise või meil on ka raudpolt kindlalt on need söögid on alati hommikusöögid, õhtusöögid on nagu koos, kui nagu pere on ikkagi kodus, on kõik koos ja me käisime siin, teeme ettevõtetest, teeme ka koolitusi, käisime just Swedbankis, käisime tegemas shout-out to Swedbank, et ta hoolib oma töötajate heaolust ja peresuhetest
andku jumal veel sellised ettevõtted, kes kutsuksid meiesuguseid külla. Absoluutselt. Aga me rääkisime kommunikatsioonist seal peaasjalikult, aga kuna enamustel olid teismelised, olid ka kodus, siis tegelikult sellest pool koolitust oli hoopis teismelistest ja mida me rääkisime. Ja seal oli väga paljudel emadel, see oli naistel see koolitus, oli väga paljudel emadel oli see probleem, et nad ei saagi seda kommunikatsiooni oma lapsega, et seesama, see on ok või see mühatamine on nagu vastu, et nad ei saa seda, ongi seda kommunikatsiooni kätte ja siis, kui ma edasi küsin ja rääkisime seal edasi, tuligi välja, et tegelikult neil ei ole seda neid aegugi. Neil ei ole isegi neid, ma ei tea, trenni sõitmise enam ju teismelistega, et on mingisugune veerand tundi autosõitu ühist, et neil kaovad see ära ja neil ei ole seda hetke. Ja kui me mõtleme enda peale ka, kui me saame kas või partneriga kokku, kas me istume laua taha maha ja hakkame kohe kõige sügavamatel teemadel rääkima ja läheme kohe nagu kõige suuremate, nagu ma ei tea, suhteprobleemide juurde või et mis meil tegelikult elus toimub, ei ole ju. Meil on vaja sinna nagu jõuda. Ehk siis, kui seda mõeldagi üks-ühele aega, kui palju meil lastega on, vähe. Ja kui me seda ei loo, siis see suhe ju järjest nagu kaugeneb, eks ju. Et üks on kindlasti see, et luua neid hetki oma lastega, kus päriselt on üldse võimalik nagu rääkida. Isegi kui esimesed pool tundi istute vaikuses ja nagu vaikselt mühatate, et siis ikkagi kuskilt midagi hakkab nagu tulema. See võimalus tekkima. See võimalus tekkima, minu arust Anna ütles ka väga hästi, et see nagu selle lauas olla, mis me ise propageerime, on nii-öelda see kohalolu, et nagu see ei ole päris okei, kui ma nagu panen see lapse sinna, ma ei tea, titetooli ja siis, et ta normaalselt seal istuks, tõmban iPadi lahti, et mis connection sealt, mismoodi ma õpetan ja kuidas ma siis teismeliselt lõpuks selle ekraani sealt eest ära võtan ja ta hakkab seda pere jälgima ja vaatama, kui ta on juba harjunud maast madalas seda tegema. Et see koht juba peaks ka väga varakult kindlasti, sa kinnitad seda, et peaks juba sees olema. Aga ärme seda ekraanidesse veel hüppudaks, ekraanidest ka kindlasti rääkida. Aga ma enne küsin veel, et ütleme, et kui rääkisid sellest, et kuidas märgata, eks ju, et kuidas me nüüd aru saame, need püsivad muutused, et kas on midagi, mida me vanemana saame nagu üldse nagu teha oma lastega, et seda ei tekiks, et näiteks ongi, et lapsel ei tekikski neid vaimse tervise probleeme, depressiooni, seal on erinevad variandid, ma ei tea, söömishäireteni, sa võid öelda ka, et mis üldse need vaimse tervise probleemid on, mis lastel võivad tekkida ja siis see just ennetuse pool, et mida me saame teha alates sellest, ma ei tea, esimesest eluaastast peale, et vanemana toetad seda, et see tõenäosus langeks, et see oleks võimalikult väike. Ja seda vaimse tervise esmaabi, kui sellist me saamegi ikkagi võtta appi juba, kui mingisugune mingi sümptom on või tegelikult ka teismeiga on üks selline, võib öelda kriis, sest on arenguetapina üks suur, et seal on muutusi. Raivo, kuidas sul on praegu, kuidas sul on 2 teismelised, kas arvestasid sellega, et sul pole selle üleminekut pole olnud, eks? Ma teadsin kohe, kuhu ma hüppan peale. Teadsid ikkagi, jah? Ei teadnud, aga ma olen valmis katsetama. Aga selle noore inimese enda jaoks ka, eks seal ajus toimub nii palju muutusi suhetes, iseseisvumises, sõpradega suheldes ja nii edasi. Et juba selle jaoks ei peagi tekkima noorukil sümptomeid, et vaimse tervise esmaabi osutada, sest see eluetapp ise juba on selline kriitiline ja me teame ka statistikas seda, et suur osa vaimse tervise haigusi vallanduvadki üldse nooruki eas. Et selles mõttes tasub neid vestlusi ikka õppida ja ette võtta seda vaimse tervise esmaabiga oma noorukil, kellel läheb hästi, miks mitte. Aga jah, et nendest, mis need sümptomid või haigused, levinumad on ikkagi igasugused meeleolu probleemid, et näiteks ikkagi selline kurvameelsus või depressiivne meeleolu, ärevus, probleeme on paljudel, söömishäired õnneks natukene harvem, aga tõesti ka väga tõsised haigused. Ja sõltuvusprobleeme sinna ka võib-olla ekraanide teemasse pärast läheme, et seal on ka omad probleemid kindlasti, et täiskasvanutel ka neid sõltuvusprobleeme on ju palju, noored ka nendega kokku puutuvad, et ja ekraanile on ka ikkagi oma siis selline sõltuvuslik mõju. Aga just see ennetuse pool siis, et mida me saame teha? Korra küsin ühe asja. Paar aastat tagasi siin jälgisingi natukene tugevamalt seda, vaatasingi podcasti asju teismeliste poole pealt, sest mul endal oli siis see hetk, kus ma ühte teismelist toetasin ja seal minul endal üllatuslikult tuli välja siuke asi nagu nii-öelda seksuaalsus. Just nimelt nagu nii-öelda, mida ma ei olnud nagu, ei teadnud, et see nii suur probleem on, aga kuidas täna on, kuidas sinu kabinetti jõuavad just eriti tüdrukud, kes tundsid seda survet, et ma pean olema siis see naiselik ja kõik on ju, ja kes soovivad siis nagu nüüd soovahetust või siis käituda vastassugu. Et kuidas see täna on see asi sinuni jõudnud?
ja sellised teemad, noh ikka puutume kliinilise psühholoogi nende teemadega ka kokku, enamasti sellised sooidentsusteemad noh, käivad ka, et seal on muud kannatused ka juures, sest kui juba ei ole noh, inimene ei tunne, et ta on õiges kehas, siis see toob kaasa muid probleeme ka, et see mõjutab meeleolu väga palju, et siis tegeleme nende teemadega nii nagu vaja. Aga seksuaalsuse koha pealt mul hoopis tekib mõtlesin, et kui sa hakkasid selle kohta küsima, et kas sa tood sisse selle teema, et mis sõnumid üldse meie noorteni jõuavad, mis sisuga nad kokku puutuvad interneti kaudu ka, et tegelikult ka meie noortel päris suur probleem on see pornograafilise sisuga kokkupuude ja nüüd on, ma saan aru, olnud juba juhuseid, kus lasteaialapsed isegi juba, et see on 2 kliki kaugusel ja see, mida nad sealt näevad, mida nad sealt üldse aru saavad, noh, see ka juba hakkab mõjutama meeleolu suhteid edaspidises elus, et noh, mida me sealt näeme seksuaalset väärkohtlemist sisuliselt ja et kui lapsed, noored seda sisu nagu tarbivad, et see on niisugune minu jaoks võib-olla vaimse tervise spetsialistina suurem murekoht, et sooidentsus teemadel, mulle tundub lihtsalt seda teadlikkust on praegu rohkem ja sellest saab kuidagi vabamalt rääkida ja mis iganes kannatus kellelgi on, et siis me peamegi leidma need viisid, et ta saaks ennast paremini tunda. Aga kus siis, ma küsin selle osa, just selle seksuaalsuse ja pornograafia nii-öelda osas, et kus see nagu piir siis läheb näiteks teismelise osas, et kui palju peaks siis lapsevanem seda kontrollima, millele ta ligi pääseb ja mis vanuseni välja peaks seda kontrollima, et millele ta nagu ligi pääseb maksimaalselt nii palju, kui see võimalik, eks ju on? Selle koha pealt on kindlasti erinevaid arvamusi ja olen kuulnud ka lapsevanemate, me ühel lastevanemate koosolekul kuulsime sellist mõtet, et see, mis mu nooruk internetis teeb, et see on tema privaatelu, et mina sellesse ei sekku. Noh, meie selle koha pealt ei nõustu sellega, et noh, et eks see on jälle, see on selline, me peaks arutama seda noorega, et ma ei saa ka öelda vaimse tervise spetsialistina, et mis siin see päris õige lähenemine on. Kindlasti, mida väiksemad lapsed, seda rohkem, see ongi vanema vastutus, mis sisuga laps üldse seal internetis kokku puutub, kas ta üldse peaks millegagi seal iseseisvalt kokku puutuma, et me peaks olema kursis ja et kui laps ka näiteks mingisugust mängu mängib, siis seda on soovitatud, et siis see vanem võiks vähemalt paar tundi ise ka siis seda proovida mängida, vaadata, et mis keskkond see on, kuidas see emotsionaalselt mõjub. Noh, pluss siis võtame sinna juurde selle teadmise, et tegemist on veel lapsega, et see, kuidas mina seda täiskasvanuna tajun, see on üks asi, mul on juba mingid kaitsedoskused ju olemas, et me peaks ikkagi reguleerima, et see on täiskasvanu vastutus, aga nooruki puhul, noh, loomulikult ma ei lähe salaja tema mingit telefoni vaatama, et mis tal seal on. Küll, aga noh, need on ka väga sagedased vestlused tõesti, et see ekraaniaeg, seda me ikkagi palume tal näidata meile ja me ikkagi arutame seda, mida ta seal tarbib, mis see tal annab, mis see talt võtab ja noh, me ikkagi piirame. Ja see on nagu pidev töö, eks ju ka. Just. Aga neid vestlusi pole, et mis on praegu noorte seas populaarsemad pornotrendid, värgid, sealt no. Sinna nii avatud meil vist ei ole. Ei noh, selles mõttes praegu nagu vanemal poisil on nüüd pool aastat nuputelefon. Et üks oli nagu meie nagu väikene suunamudimine, aga tegelikult ta siin augustis ütles ka, et okei, ma ootan selle nuputelefoni ja ta heal sõbral oli ka. Et tegelikult kui vana ta oli siis? No 15, no 16 saamas. Et noh, ta ise nagu oli ka nõus. Ta tahtis puhata sellest maailmast. Ma arvan, et nagu alateadlikult ta saab aru, et see tegelikult ekraan nagu häiris teda, ta oli seal iga vaba ette, tahtis sinna minna, et ta alateadlikult teadis, siis ta mingi sellise selguse hetkel ta nagu ütles, et teeme ära, võtame selle nupu telefoni. Et see on väsitav. See on tegelikult ikkagi taustal on väsitav, et nad võivad mõelda, et see on tore nagu, ma ei tea, mängida, vaadata, olla YouTube'is, aga tegelikult see ikkagi närib seest ja kogu aeg oled kuskilt, seda enam, et kuna meie nagu väga ei tolereeri sellist nagu pidevalt nagu ekraanis olemist, et seda nagu üritas seda varjata. Noh, et ja siis lõpuks ongi see, et see muutub ka koormavaks, et kui sa kogu aeg pead olema nagu valvel, et kas nüüd vanemad näevad või midagi, et noh. Aga jah, et see, et kui palju siis täiskasvanu peaks teadma või olema kursis, et ma arvan, et me võiks ikkagi
vanematena ja üldse ka täiskasvanutena, me võime olla muus rollis ka ju laste noortega seotud, kas huvijuhina või õpetajana või midagi sellist, et siis me võiks olla teadlikkuses, et see on täiskasvanute mudel ka, kui palju me seal ekraanides oleme. Me võiksime olla kursis, mida nad seal teevad, vähemalt luua seda võimalust, vähemalt küsida selle kohta huviga ja me võiksime teadvustada seda, et noortel ei ole tegelikult väga head teadlikkust ikkagi ka sellest, kuidas ennast selles maailmas kaitsta. Et nad tunduvad nii asjalikud juba ja nii digipädevad. Ja siis see võib jälle tulla üllatusena, et miks ta sinna klikkas selle, see käib igalt poolt läbi, et kui tuleb sul link, ära klikka sinna, et nad ikkagi ei oska seal. No ei oska ka täiskasvanud. Ei oska ka täiskasvanud selles mõttes. See tulleb täiskasvanu mõnes mõttes ohtlikum, et ta arvab, et ta on veel digipädevam kui noor, aga jah. Jah, et ma pole ka seda meelt, et me peame olema siis sellised väga karmid või ütleme, et nii nüüd ei tohi. Me teame, et see ju ei toimi ka, sest see maailm on väga vaba, nad jõuavad niikuinii selle interneti kaudu igale poole. Aga me võiks tõesti arutada seda. Miks minu jaoks on näiteks täiskasvanu oluline, et ta oleks vähem aega selle. Te olete elav tõestus praegu sellest, et see nooruk jäi ellu. Tänases maailmas nuputelefoni teel ei olnudki sotsiaalne enesetapp nagu põhimõtteliselt, et nagu kuidas ma lähen nagu sõprade juurde nuputelefoniga, kogu vestlus, suhtlus ju, ütleme mis kogud, üldistasin, aga mingi väga suur osa sellest ju käib ju sotsiaalselt, et me ei näe enam näost näkku. Et ma tean enda kogemusest, kui ma teen need metsa sünnipäevasid lastele, et kui tulevad need noorukid, kes on seal 10-12 vanuses, siis esimene asi ma pean ära võtma neilt ekraani, et vaatame nüüd, et me oleme nüüd looduses. Tutvustan seda, et need on su sõbrad, neil on nagu päris miimika, nad räägivad suga kehakeeles ja neil on algus nagu, nad kardavad seda, sest et äkki ma failin praegu, siis palju lihtsam on ekraani taha kaduda, saata see emotikon või mis iganes see koht on, kui päriselt näidata, kuidas ma praegu tunnen. Kas ma olen rõõmus? Äkki ma Riiga rõõmus või midagi siukest, et see on nagu väga lahe vaadata, et kuidas nooruk esiteks tuli selle peale, et seda koostööd teha ja ta jäi ellu, et see on võimalik. See on päriselt võimalik. Ja ta käis hoopis sõpradega, nad käisid trennis ja et selles mõttes saab leida neid muid. Mis ta tegi? Kuidas ta ellu jäi? Andke nõu nüüd, mis need strateegiad on? Mis need 9 tundi TikToki asemel, et midagi inimene saab korda saata, eks? Järgmise koolituse teeme teile. Väga hea, järgmine koolitus, järgmise podcasti teema. Aga kui teismelisel on, et tal on dopamiini defitsiit, eks ju, ta tegelikult igatseb seda dopamiini kõige rohkem üldse kogu selle eluea jooksul tema aju, eks ju. Tal on point ongi selles, et ta kirjutaks ennast perekonnast välja, tal riskialtisus tõuseb, eks ju, et vanast ajast juba, et oma külas sugu jätkaks, läheks kaugetesse maadesse otsima omale seda naist, eks ju, et see või meest, eks ju, see nagu teismelisse on see aju sisse kirjutatud. Ja siis me anname talle selle nagu telefoni, kus on võib-olla piiranguid näiteks peal pole, eks ju, enesekontroll puudub ja tegelikult ta võibki sinna sisse ära kaduda, tekitada endal tegelikult sõltuvuse kogu eluks ja sõltuvused, ma tean, sa võid kinnitada või ümber lükata, et need võivad muutuda, et sul võib olla ekraanisõltuvus mingisugused ajad, aga see sõltuvus võib muutuda mingisuguseks muuks ja veel kehvemaks ja halvemaks sõltuvuseks. On nii? Ja täpselt nagu kirjeldate ju neid muutusi teismeeas toimub ajus väga palju. Ja see nagu teebki ka mulle nii vaimse tervise spetsialistina kui ka emana muret nende ekraanide puhul, et nad käivad nagu mingisugust teekonda sisse, mis ongi see kiire reageerimine ja see dopamiini ülekülluse. Et see ongi ju, see on lahe ja mõnus vahva tunne on seal tegutseda selle ekraani vahendusel. Aga et mis oskused sellest siis arendamata jäävad, et meil on ka vaja seda, et ajul saaks olla igav, et mul saaks loovus areneda, et ma saaks probleemi lahendust õppida, need on kõik sellised eluks vajalikud oskused, et siukest tasakaalu on ikkagi vaja. Ei võtame kas või endal, et kui on nagu tekivad igavad hetked, eks ju, ma arvan, et igaüks kuulaja tunneb ära, kuidas see esimene hetk on see, et kui sul on igav, mul on hetk, mis ma teen, käsi hakkab tasku poole minema, sellepärast, et sealt saad selle kohe igavuse peletajaselt kätte, eks ju. Ja meie ei ole kasvanud nende ekraanidega üles, eks ju, nende nutitelefonidega ja meil on ikka raske seda enesekontrolli nagu omada. Ja nüüd lapsel
kes on sellest dopamiini defitsiidist, tal on nagu ta on peaaegu võimatu seda enesekontrolli nii-öelda omada, et kui meie vanemana ei tule sinna sisse. Aitame ikka neid. Sa tead ka seda, et nii-öelda, et meie lapsevanematena ongi, et miks me neid piiranguid ei paneme, tahame seda nagu head suhet, eks ju, nagu hoida lapsega, et kuidas see piir siis jookseb või mida me tegema peab, kuidas ma selle teismelisega seda head suhet siis hoian. Ja varsti oleme vaimse tervise juurde tagasi, eks ju, selle kommunikatsiooni ja kõige juurde, et ühtepidi ongi, et ma lähen nüüd tülli oma teismelisega, kui ma nüüd nii-öelda panen talle selle nagu suure piirangu peale. Muutun ebapopulaarseks. Ja selle murekohaga ma olen ka pereterapeudina päris palju kokku puutunud, et kuidagi me tahame vanematena hästi säästa sellistest ebamugavatest tunnetest noori, mis on ju ka väga mõistetav, et ma ei taha, et ta on mu peale pahane või ütleb, et ma olen mingi maailma kõige halvem vanem või et mitte keegi teine niimoodi ei tee. Kõik need laused, mida kõik vanemad millegi pärast on kuulnud, et huvitavad, kui keegi teine seda ei tee, et kuidas see siis niimoodi on. Aga et see võib takistada võib-olla ka mõnikord selliste vajalike piiride kehtestamist, et ma kuidagi tahaksin, et mu laps suhtuks alati minusse väga sooja tundega. Aga minul näiteks vanemana see pole mind kuidagi takistanud nende reeglite kehtestamisel, et see isegi, kui ta ütleb, et ma olen nõme või et õnneks mu lapsed mulle pole öelnud, et nad vihkavad mind, aga ma saaks ka võib-olla sellises olukorras aru, et kui ta ütleks mulle sel hetkel, et ta vihkab mind, et ma ei tea, ma piirasin ta mingisugust ekraaniaega, palun ta selle asemel hoopis kodusesse majapidamisse natukene panustada oma tegevustega, et ma saan aru, et ta tegelikult ju ei vihka mind, et see on see tunne, mida ta väljendab, et ta pole nõus, ta ei peagi olema nõus. Loomulikult, kui tema tahaks, siis võib-olla ta söökski ainult kommi ja oleks ainult telefonis, aga minu ülesanne vanemana on mõnikord olla ebapopulaarne ja selgitada samal ajal juurde, miks ma neid asju teen, et mitte lihtsalt, et ei, ma ei luba ja kõik, sest mina olen vanem, see ei toimi, vaid et ma selgitan. See on minu jaoks oluline ja ma tõesti ei lase kõiki asju, sest ma hoolin ja võib-olla üks hetk, võib-olla kui ta on 40, et siis ta võib-olla ütleb, et näed. Nukitemps, tegid ära, näed, ma ei olegi siin nagu... Ma mõtlesin, et siis kui 40 saab, et siis võtan ekraani ära. Ma kuulsin, et siin on nagu mingi, issand jumal, ma olen praegu teismeline mingi topeltkaristus, sa võtab mu telefoni ära ja siis ma panen teil tuba ka koristama. Ema, millega sa tegeled? Minust on oluline ka see, et me tegelikult me ise nagu ei istu ka telefonis. Et see, et kui me nagu keelaks neid ja ise istuks telefonis, et mis sõnumi see annab. Eeskuju. Sa pead ise olema ka, jah, et anna nagu... Ega me mingid ideaalsed inimesed, loomulikult me ise ka oleme telefonis, me kõik laiskleme vahepeal. Minul näiteks see komme, et nagu Instat või ma ei tea, Facebooki või mis iganes, Discordi või mis iganes, et lihtsalt nagu scrollida, ma nagu olen venna laste pealt näinud, kuidas teed mingi iga mingi pool sekund või sekund tuleb uus ekraan ette, mingi nüüd on juba vist 6 videot korraga jookseb või ma ei tea, mingi kuidas see nagu võimalik on jälgida ja mingit sisu sealt kätte saada, et see on lihtsalt juba õnneks mul sellist kommet ei ole, et ma nagu seda eeskuju anda ei saa õnneks ja Annal ka seda kommet ei ole, et ise mingi hetk panime ka endale need monitorid peale, vaatasime, et kui palju, vaatasime digiaega, et kui palju, mida me nagu vaatasime, vaatasime, kõik on kontrolli all, et ei ole nagu, ongi mingi Messenger 15 minutit, mingi Outbox mingi 20 minutit, et osaliselt on mingi tööasjad, kõik on okei. Küsin screen time on peal. Küsin selle ära veel, ma tahtsin selle teie ekraanide kohta ka küsida, et kas magamistuppa ka ekraan kaasa tuleb teil? Selles osas meil on erimeelsus, pean ütlema, et... Aga hea, saame ikka konflikti killassin. Ei, konflikti ei ole, et teised küsimus see, et mul nagu tuleb kaasa ilma kõik wifi'd, kõik lähevad maha, telefon tuleb äratuskellana, ainult äratuskellana. Sest minu põhimõtteliselt üldse ei tule, mul oli see tavaline äratuskell, et telefoni teise tuppa, aga kui ta on äratuskellana, et siis see oli see kompromiss. Signaalid on maas äratuskellana, üks õhtu mul tuli mingi töömõte, võtsin telefoni korraks kätte, et mõtlesin, panen notesi endal kiiresti nagu kirja, mis saan nagu pea puhtaks. Anna, mis teed seal? Ma töömõtte panen kirja, et ma saaks raukalt magada, et nagu... Aga see on tõesti niimoodi, me koolitusega räägime, see on ikka, kui sul on lähte voodisse telefoniga ja sa saad dopamiini sealt kätte, sul ei ole vaja tegelikult luua lähedust ega connection'it selle ühendust siis oma partneriga, sellepärast, et sul on nagu olemas, mis annab sulle iga selle swipe'iga, annab sulle seda dopamiini nagu peale ja partner on sulle ebahuvitav. Ehk siis kõikidele kuulajatel ka nagu
palun ekraanid magamistoast ära, et teil tekiks seda lähedust juurde nagu omavahel, oma paari suhtes ka. Ja rääkimata sellest eeskujust, mis tõid. Eeskuju. Kui me ise istume kogu aeg ekraanides ja last keelame, nagu see ei toimi, meie jutt ja tegu ei lähe kokku. Et nii on. Muideks Raivo väga hea trikk, mis ma ise kasutan, et ma panen selle telefoni äratuse peale, aga ma panen teise tuppa. Mul on ka teist ja siis see tähendab seda, et ma lihtsalt pean voodis püsti tõusma, selle kinni panema ja et siis ma juba olen väljas ka. Seda ma olen vanemale poisile öelnud, et pane siis äratuskell, kui ta paneb ka mingi 7 korda kinni seda, me juba toimetame köögis, ikka käib mingi 5 minuti tagant mingi trrr kinni. Pane endal see nagu sinna eemale laua peale, sa pead püsti tõusma ja siis on juba palju väiksem tõenäosus, et sa lähed veel sinna voodisse tagasi. Aga Anna, vaata, see jutt oli väga ilus. Kuulan, vaatan, äge. No kuidas me saame nagu nii-öelda teismelisel rääkida, kuidas sa räägid seal kodus, et kuule, me vaatame ekraani ajad nüüd nagu üle ja et tegelikult see telefon nagu, mina panen need piirangud peale ja aitad kodutöödes. Ja nüüd võtame see kärgpärenduse tagasi sinna sisse, aga mis siis juhtub, nagu siin mul endal elus on kogemusi olnud sellega, et on küsitud nõu, ega mis ma siis teen, kui mul laps läheb nüüd isa juurde, aga seal neid reeglid niimoodi pole. 2 täiesti erinevat reeglistikku. Täiesti erinevat. Laps võib olla, panna PlayStationit, kaua ta tahab, olla ekraanist palju tahab. Ja mida siis laps ütleb, et kuule, siin kodus te diskrimineerite mind, ma olen kolin hoopis papsi juurde sisse. Et kuidas selles olukorras need vanemad nagu kokku viia või kuidas teil on? Meil ka väga täpselt sarnased reeglid selle koha pealt ei ole kärgperes, et teises peres on natukene võib-olla leebemad ekraani aja reeglid, aga ma arvan, et ei peagi olema igas peres samamoodi, et lapsed ja noored, nad saavad ikkagi kohaneda ja kui me põhjendame ära selle, et meie juures on niimoodi ja teises peres võib-olla ka teistmoodi, et siis võib-olla ei peagi sealt nii suurt konflikti tekkima. Aga jah, kui tuleb juba jutuks see, et okei, et ma kolin üldse siit, ma ei taha teiega enam üldse olla, sest nõuate minult liiga palju, et siis see on võib-olla see koht, et kus on ka vaja täiskasvanutel omavahel suhelda ja võib-olla abi saada ka, et kuidas siis selle lapse noorega kuidas seda toetada selles olukorras ja meie oleme käinud ka pereteraapias, et ka siis 4 jah, oma kärgperega siis just, et kui jääme ise jänni, et siis ikkagi tuleks kedagi appi kaasata ka. Okei, väga lahe, et nii-öelda, et teha üks on proovida ümarlauda nii-öelda ise, eks ju teha ja kui ühele pildile ei jõua, siis täpselt samamoodi nagu paari suhtes on ka see, et paarid siis omavahel, eks ju, kärgpärana kõik 3. osapoole juures kokku saada või siis 5. osapoole juures nii-öelda kokku saada. Võib-olla seal on ka mingid väikesed asjad, me ei peagi kõike tegema täpselt ühtemoodi, aga et ei peaks juhtuma ka seda, et lapsed seal kuidagi põrgatavad neid suhteid ja tunnevad ise ennast selles mõttes halvasti, et nad ei taha ju tegelikult kummagi vanemaga niimoodi nagu vastanduda öelda, et ma ei taha sinu juures elada, sest seal on parem, et tegelikult lapsed tahavad ju kõikide endale oluliste täiskasvanutega nagu seda suhet säilitada, et me peaks täiskasvanutena seda vähemalt proovima toetada, aga eks me räägime siin ka, eks jutt on, kõik on ilus, eks need soovitused on ka ilusad, aga me teame, et päris elus ikka tuleb ette ka sellised olukordi, kus on arusaamatus, kus on ahastused tappi, et me ikka ei saa omavahel suheldud ja see meie noorukid ka ikkagi, eks ikka need uksed pauguvad ja on niisugused teravamaid hetki ka, ma arvan, et see on paratamatu. Käib juurde selle laste kasvatamise juurde. Sa oled öelnud sellise lause ka, et näiteks, et Jaan Aru on ka öelnud, eks ju, et ekraanid on tegelikult nagu heroiin, eks ju, lastele, aga et Jaan Aru on öelnud ka seda, et teismeliste puhul, et kuidas see oli, et ei tasu vaeva. Ei tasu vaeva võib-olla. See võitlus ei tasu vaeva, et sinna tasu minna. Teismeliste puhul, et sest ongi, et eriti kui sul seda piirangut pole olnud, eks ju, ja sa näiteks nüüd praegu kuulad, okei, sul on kodus 15-aastane, tal on täitsa vabad käed, eks ju, okei, tegelikult ma teen karuteene oma lapsele ja oma lapse tuleviku jaoks, kui tal on vabad käed nagu selles vanuses veel, et ja tahan nüüd seda piirangu peale panna, see on ilmselgelt nagu konflikti nagu seda, et mis sina arvad, kas ikkagi väärib seda nii-öelda siis seda konflikti ja seda või tõesti ei vääri ja las olla ja las minna edasi?
ma olen kuulnud ka selliseid lugusid, kus tegelikult ongi vabad käed ekraani kasutamisel ja see ei toogi kaasa probleeme. Et võib olla ka ju niimoodi, et me ei pea ka alati muretsema, et ongi noori, kes nad õpivad, nad käivad treenides, huvialaringides, suhtlevad sõpradega, käivad õues ka, mis teevad kodus ka, osalevad, sest eakohaselt nõudlik keskkond on tegelikult ju ka jälle arengut kaitsev asjaolu, et ta saab panustada, tema tegemistest, tegemata jätmistest sõltub midagi, väga oluline kogemus on see. Ja on noori, kes tõesti, nad teevad kõiki neid asju ja siis nad saavad olla ka telefonis või arvutis ja ei pruugigi olla probleemi. Ja samas me teame, et väga paljudel noortel uneaeg siis võib ikka jääda, et mille arvelt, et kui meie noored on ka siin erinevate uuringute järgi on siis vähemalt 5 tundi on olnud selline keskmine ekraaniaeg, siis ma mõtlen, et mille arvelt see on ja et ma võiksin meie oleme neid vestlusi pidanud oma noortega, et tõesti, et vaatame see 24 tundi, eks, kuskil 9 tundi nooruk peaks magama. Osad ütlevad isegi 11 tundi. Mis vanuseni see 9 tundi on? See on nooruki. Mis see noorukiga on? No ütleme, et mida väiksem laps, seda rohkem ta peaks magama, et kui me liigume sealt täitsa pisikesest east 12-tunnisest tööunest võib-olla siis nihkume edasi, et ma ütlen, et ma nüüd see numbri jään võlgu. Ütleme 10 aastane umbes on umbes 9 tunni peal. Jah, võib-olla isegi 10 tundi võib vajada. See võib olla natukene ikkagi individuaalne, aga selline 9-10 tundi tegelikult teismeline vajapund, mõtlen üldse, kui paljud meie lastest nii palju magavad. Et ma mõtlen, see on siis osa sellest pirukast, et ta peaks magama piisavalt palju niimoodi, et ta ärkab puhanuna ja tegutsemistahet täis. Võiks olla niimoodi. Siis ta on lasteaias või koolis mingid tunnid, mingi 7-8 või sinna tagasi liikumine. Ja siis jääb veel mingisugune osa jääb alles, mis on söömiseks, perega koos aja veetmiseks, sõpradega koos aja veetmiseks, kõik muud tegevused, mida üldse elu hõlmab. Ja siis 5 tundi mahub sinna sisse. Jah, et mille arvelt see 5 ja osad naeravad, ütlevad, see 5 tundi on nii vähe, eks, et kes on tänapäeval 5 tundi ekraanis, et pigem see on 8 tundi. Ja. See oli 5 on keskmine ja siis meil on USAst on üks uuring, kus 5 tundi on siis keskmine 7-12 vanuses on juba 5 tundi keskmine ekraaniaeg ja siis õues veedetud mänguaeg on 5 minutit. Ehk siis 5 tundi ollakse ekraanides ja 5 minutit on väljas õues mänguaega. Ja see ongi selle arvelt, sellepärast sul ei olegi võimalik seal olla, et mida me teeme, eks ju. Või siis ma ütlen, see Lasari saade vist oli, kus oli ka tehti väiksed videod siis lastega ja lõigud, et näidake oma siis TikToki aegu. Ja siis ka suurimad olid seal 8-9 tundi, aga 3-4 tundi oli päris tavaline. Et mis on täpselt mille arvelt, et mis tegevused tegelikult sul jäävad tegemata, mis asjad jäävad õppimata, mis asjad kogemata, mis trennid liigutamata. Sest nagu me teame, et kui ma sinna maailma kaon, siis see aeg kaob ja kas sealt jääb mul üldse mingeid mälestusi või arenevad mingid oskused. Et sellel on oma aeg ja võimalus, et loomulikult see meelelahutuslik pool on, suhtlemispool on, saab ka siis tõesti reageerimisaega seal ju treenida nende mängudega. Aga kas see peaks võtma siis tõesti kolmandik elust, et see ju on küll kolmandik ärkveloleku ajast, eks ju, päris hull. Nii et siis kokkuvõtteks ikkagi tasub võitlus siis? Mina ütleks küll, et tasub võitlust ja et me vähemalt tõstataks neid teemasid, et me ei pea kohe asuma tülitsema sel teemal, aga et vaatame koos selle olukorral otsa, mida see annab. Ja kas saab muudel viisidel ka neid vajadusi täita, et me ei tahagi seda ju täiesti nullini ära keelata, aga võib-olla saab nagu tasakaalustada. Ja mis sa arvad, kus me peaks hakkama pihta siis, et teil on hästi, näitate eeskuju, saime sellest aru, aga kuidas ma siis ütlen, ma ise põrkasin selle probleemiga kokku siin eelmine sügis, kus meil oli siis koolis vanemate kogus olen ja nutivaba kool. Aga kahjuks ei pädenud, et see nutivaba kool on, sest ikkagi tekkis situatsioonid, eriti veel vanemates klassides. 1.–4. klass
miškad saavad aru, telefon jääb kotti, korras. Aga siis sealt edasi hakkasid juba pihta mingisugused probleemid, et võetakse kaasa näiteks 2 telefoni, et üks antakse äragi õpetaja kätte, kui on jama olnud, aga teist ikka scrollitakse seal kuskil tunnis edasi. Ja õpetajad olid väsinud, sellepärast nad ei saanud õppetööd teha, sest enda põhisuhtlus oli palun panen telefon ära või keskendu tundi. Ja siis võtsime selle nagu nii-öelda vanemate koguga nagu nii-öelda käsile, et natukene seda reeglistikku siis karmistada ja muuta või et nagu nii-öelda asi oleks konkreetsem. Ja kui meil oli üldkoosolek, kus oli 150 lapsevanemat, 800 oli siis seal saalis, siis ja ma rääkisin sellest, et miks me seda teeme, siis pärast tuli minu juurde päris mitu lapsevanemat ja ütles, et oh my god, ma ei teadnudki, et niisugune asi üldse probleem on. Et lapse ekraanis olek on üldse probleem. Et kuidas sinu juurde täna nagu nii-öelda, kui vanemad jõuavad, et kuule, mul on lapsega jama, et ta on väsinud, ta on apaatne, õppetööd enam ei ole, ja te jõuate kuidagi tulemusega selle ekraanini. Kas need lapsevanemad on ise ka üllatunud, et okei, see võib jama olla või? Või kas te jõuate üldse ekraanini? Ja kuidas nende nagu nii-öelda see nutihügieen on, et kuidas ise täiskasvanute puhul oled seda tähele pannud? Selle teemani me jõuame võib-olla ka kohe selliste ennetavate lähenemistega, et nagu see räägime lastest. See nimi võib olla natuke eksitav, sest me räägime seal kogu ütle 2 sõnaga, mis see tähendab ka, et räägime lastest. Ja paljud ei tea, mis see räägime lastest tähendab, et peaasi on kuulnud, aga mis see räägime lastest tähendab. Just, et see on alles niimoodi pilti tulemas ka rohkem, et on selline kõige lihtsam töös laste heaolu toetav lähenemine ja see töö käib vanemate kaudu. Et vanemad saavad toetatud selles, et nad saaks arutada toetava osapoole abil, et kuidas mu lapsel läheb, kuidas minul läheb vanemana ja tegelikult ka need muud keskkonnad, et üks on see kodune keskkond, mille üle me saame vaadata, et kuidas tõesti meil omavahel läheb, kuidas lapsega suhtlemine läheb, kuidas meil on ühistegevused ja muu selline, aga kuidas tal läheb ka teistes kontekstides nagu lasteaias, koolis, et mis väljakutsed võib-olla seal õpetajatel on ja ka siis vaba aja keskkond ja me vaatamegi seda kogu pilti ja selle hulgas on ka see ekraaniaeg, et siis vanemad saavadki vaadata natuke sellise võib-olla eksperdi, sest iga vanem on iseenda lapse ekspert ja samas natukene kõrvaltvaate pilguga, et kuidas minu laps oma elu kogeb üldse. Ja siis sealt võibki tulla välja, et on mingid asjad, mis toimivadki väga hästi ja need võiksidki jääda nii, nagu need on ja me saame sellesse panustada, et jätkuvalt sööme koos näiteks, sest see on tähtis või teeme mingisuguseid asju koos ja on mingid asjad, mis võib-olla tekitavad mulle vanemana muret või ma näen, et laps ei tule sellega väga hästi toime, nagu näiteks, et on hästi tige pärast seal ekraanis olemist ja siis me saame ka mõelda, et mida teha nende võimalike murekohtadega, et nad ei paisukski nii suureks. Üks ennetuse nii-öelda kohti kindlasti või saad kinnitada või ümber lükata, eks ju, ma arvan, ongi see, et meil on suhe lapsega, eks ju, meil on hea suhe lapsega, sellepärast kui meil on hea suhe lapsega, on üldse võimalik, et me saame teadlikuks tema probleemidest, tema mingitest, ma ei tea, emotsionaalsetest rasketest kohtadest, eks ju, et kuidas seda, ütleme, kui see kontakt on ära näiteks kadunud, eks ju, lapsega ja mul ongi see, et mul on kodus on teismeline küsib, kuidas läheb ok ja möh ja vastu, eks ju, et mida ma teen siis, et mida ma nüüd lapsevanemana teen, ma ei oska midagi teha, ma saan sellise vastuse tema käest. Meil väga sarnaseid muresid olnud kodus, et võib-olla on mingisugused olukorrad, kus koos tegevused loovad vähemalt seda võimalust, et võib-olla ta ei räägigi ikkagi väga, aga kui ka ei teki seda hetke, kus me üldse oleme koos ja see võimalus tekiks, siis ei saagi üldse ju igal juhul jutule, et meil on ka olnud võib-olla on mingeid olukordi, kus me teame, et kus näiteks nooruk tuleb ka parema meelega kaasa ja näiteks kui me trenni kutsume teda kaasa, siis ta tuleb, talle meeldib ka niimoodi igasugused sellised füüsilised tegevused ja tõesti see, et kui mingi metsas käia, seal ongi lihtsalt aega ja võimalust vaikida pikalt koos ja siis võib-olla tulevad ka mingisugused teemad jutuks, aga üks väike samm korraga, ega muud varianti ei olegi, kui lihtsalt luua vaikselt neid võimalusi ja kui ta mingi aeg ka ju ei taha midagi öelda, et ma arvan, et see on ka okei. Kuidas sul, Raivo, on täna, kas
tulevad. Ma tahtsin midagi rääkida. Kui sa oledki seal metsas, kas siis tulevad need jutud? Ikka tulevad ja jälle küsimus, et ma tahtsin sulle korraks öelda, et ega need enda kogemus ütleb sama, et otse tulistades, ega ei tulebki möhk ja ähk ja kõik ja lukus ja et võib-olla, aga ei saa otse vaata. Ikka tahad otse, siis võta rahulikult, proovi mingit koos tegevust, istu kas või ära ütle mitte midagi, võib-olla äkki hakkab tulema. Võib-olla et jõuad üldse ringiga sinna, samamoodi nagu metsas. Ei peagi midagi kohe küsima hakkama, kuule, kuidas sul tüdrukutega läheb või kuidas sul sellega läheb. See on lapsevanema parim küsimus. Kuidas sul tüdrukutega läheb? Kus pruuti on juba? Kohe järgmised terve metsa 2 päeva lukus. Vaikus. Vaikus. Korras. Et ongi, koos tegevus on aega. Ma arvan, see on see võib-olla nagu võti. Võti selle juures, jah. Okei. Meil on jah, nagu endal ka on nagu mõlemal meil isadena ja meil on mõlemal on nagu tütred ka, et tütarde isadena eriti, et nagu me soovime see, et me oleksime see inimene, kui mingi probleem tekib, ma ei tea, ühel hetkel lähevad katsetavad piire kodust väljaspool, eks ju, et siis oleksime meie see, kellel ta saab helistada. Ehk siis ma arvan, et võib-olla üks või te nõustute ka äkki, et üks on see, et mitte ära karistada neid nii-öelda, et mitte olla see nagu karistav vanem, kes võtab pea maha põhimõtteliselt, kui esimene see eksimus nagu oli ja nüüd kõik ülejäänud eksimused varjatakse sinu nagu kas teil on juba kodus olnud? Mis siin oli? 16, et kas on juba väiksed šnipsid, snapsid juba ära proovitud või väiksed veibid on kuskilt vahele jäädud? No eks neid väljakutseid on ikka olnud ja ma arvan, et see on väga hea selline soovitus, et me kohe ei hakka seda pead maha võtma. Kohe. Anname aega. Et üks asi on ka see, et vanematena me oleme eelkõige inimesed ja mõnikord ka need tunded tulevad esile ja ma võin öelda, et appi, et mis asja sa nüüd siin korraldad. Aga et me siis ikkagi vähemalt parandame ennast ja me õpime nendest kogemusest ja räägime ka sellest, et näiteks kui ma ise reageerisin seal üle, et see oli see minu tunne, et me tahaksime küll luua neid tingimusi, et nad julgeksid pöörduda abi korral, et on toodud sellise laevukese metafoori, et üks hetk nad niikuinii lähevad, me ei saa neid seal kodusadamas hoida lõpuni turvaliselt, vaid et nad lähevad sinna Ulgumerele ja siis seal võib ka tulla tormisemat ilma, et me tahame, et ta saaks tulla tagasi ja et ta ikkagi usaldaks meid ka appi kutsuda, kui vaja on. Aga jah, mis me peame selleks vanematena tegema? Eks me proovime iga päev. Jah. Raske on jah, neid piire nagu nii-öelda lahti lasta vanematena. Aga Raivo näiteks, ütleme, et on tulnud nagu nii-öelda need vestlused lähevad siis sügavamaks, eks ju, et küsitaksegi, et hakkab rääkima ise nooruk, et kuule, mul on siin niimoodi suhetega teistmoodi, kas sa enda poolt ka siis jagad või enda kogemusi, et näiteks, et mul oli kunagi näiteks pohmakas või selle tüdrukuga läks sedamiisi ja see on see, eks teismelisega nii-öelda suhtlemise teadlikkus ikka kasvab siin ajas. Teile tuleb nagu tajuda seda piiri, et mida jagada, millal jagada ja et jällegi minu kogemus, tema kogemus, tema selles vanuses. Et kohati ma mõtlen, et praegu tema on nagu palju nagu kaugemale jõudnud oma arengus kui mina omas vanuses. Ja siis ma peaks võrdlema 20 aastast ja 16 aastast praegu, me räägime juba mingisugusest mingist arengust on ju. Teisest arengust oli mina 16 juba pikalt ees, et ei ole ühte samasugust elu, et kus nagu saab, aga kindlasti näited, elulised näited, päris enda kogemuse jagamine on tegelikult see, mis ju võiks nagu tõesti nagu suunata või anda nagu mingisugust kindlust ka teismelisena, et saab ja ei ole midagi aga halvasti. Aga need sellised vägi, mingid joomislood või neid me pigem ikkagi ei ole. Nagu, et me küll normaliseerime seda, et loomulikult me oleme ka noored olnud ja me teame ju, et nii nagu ka meie omal ajal, siis noored satuvadki erinevatesse olukordadesse, kus võib-olla nad tarbivad ka alkoholi või muid meelemürke, aga me kuidagi ei julgusta seda ja me kindlasti omalt poolt ei pane sinna mingisugust sellist vahvat sõnumit juurde, kus meil ka omal ajal olid peod, et see mul tundub ikkagi pigem ei ole lapsevanema rolli osa, et meie sõnum ikkagi on see, et näiteks noored ja meelemürgid ei käi kokku. Loomulikult me ei ole naiivsed, me teame, et ikka nad proovivad ja neid olukordi on, aga me vähemalt ise kodus ei paku proovida ja muud sellist,
et on niisugune müüt ka, et kui ma pakun näiteks alkoholi ise oma noorele, et see teeb kuidagi turvalisemaks seda olukorda, aga uuringud näitavad, et need noored, kellele vanemad annavad proovida alkoholi, need joovad hiljem rohkem. Nii et ikkagi kuidagi ta võib anda seda sõnumit, et see on okei. Et see on nagu okei või, kuigi me tahame loomulikult ju kuidagi head sellega, aga siis me saame ise ikkagi anda seda sõnumit, et no selle kohta jah, et mis see legend on, et keelatud vili on vaata magusam, et seda rohkem nagu nii-öelda noor tahaks siis kuskil koduseinte vahelt väljaspool hullemini neid piire asju katsetada, kui versus siis see, et ta nagu nii-öelda kodus on. Aga mulle tundub, et see niikuinii ei ole võrreldav kogemus, et kodus ka need vanemad, kes annavad nagu proovida lapsele või noorele mingisugust alkohoolset jooki. No see ei ole sama, mis ta läheb oma sõpradega ja siis seal on pudelid laual, et parem, ma arvan, täiskasvanu hoida seda joont, et miks minu jaoks on oluline, et ta oleks nagu turvaliselt hoitud, kui midagi juhtub, et ta julgeks kutsuda mind appi, et ta ei jääks üksi selles olukorras ja siis hoiame pöidlad peos, et see teismega üks hetk on möödas. No ja aju tegelikult areneb ju meil 25. eluaastane, eks ju, ütlevad, et 25 on tegelikult see piir ja mulle meeldib üks teine Eimann on vist nii-öelda see hääldus ajuteadlane, kes on teinud mingi 200 000 pluss uuringut ajuskänne nii lastest igast Mike Tysoniteni välja. Ta on võtnud alkohoolikud ette, kõik, kes nagu tarvitab kanepit. Tema nagu tulemus on seal see, oma nagu selle nagu tohutult pikka uurimusega on ikkagi see, et hoidke alkohol ja kanep eemale kuni 25 eluaastani. Mida kauem seda parem, sellepärast, et kui see nagu lihtsalt ta stoppab aju arengu, ta tegelikult on see, et nii-öelda lapse või nooruki või teismelise või nii-öelda noore täiskasvanu, eks ju, tema potentsiaal, aju potentsiaal ei saa areneda sinna, kus seal tegelikult on nagu võimalik. Pluss me tekitame tegelikult variante sinna juurde, et tal tekivad tulevikus mingisugused nii-öelda haigused, eks ju, ja vaimse tervise probleemid. Et ma ei teagi, Mihkel Raudki, kes meil just siin nagu saates, eks ju, käis, et 16. eluaastast alates, ütleme, alkohoolik, eks ju, 21 lõpetas ära, aga siiamaani, eks ju, tegeleb tagajärgedega, et mis selle nii-öelda 4-5 aastase ületarbimisega nagu endale tekitas. Et see, kui me suudame hoida nagu seda kuni 25. eluaastani, see on nagu naiivne, eks ju, aga mida väiksemas vormis, seda on parem ja mida rohkem lapsega sellest tegelikult ausalt ja avatult räägime, ma arvan ka, et seda parem on. Okay. Ja ma arvan, et parimatest tööriistadest on siis ikkagi see, nagu siin nutitelefonide juureski läks, et enda teadlikkust tõstmine esiteks, et enda mudel ka. Ja eeskuju, eks ju, et mida sa nagu nii-öelda näitad. Okei. Kas lapsi, ütleme, rääkisime ka sellest, et nagu head suhet hoida, eks ju see, et üks suur vaimse tervise ennetusi on see, et lapsevanemal on hea suhe oma vanemaga. Et mida parem on, ma arvan, suhe, seda väiksem on ka tõenäosus, et tekivad vanem nagu vaimse tervise probleemid, eks ju. Oled sa nõus või mitte? No neid selliseid haavatavaid tegurid on päris mitu, et see võib üks olla, et milline see läbisaamine, sa mõtled, on oma vanemaga. Lapsel oma vanemaga või? No ja see on üks muidugi väga oluline osa elust, isegi eluliselt ju laps sõltub oma vanemast ka väga palju. Aga kõiksugused põhivajadused võiksid olla täidetud, aga neid ka muidugi täidab suures osas ju vanem, mida väiksem laps on. Ja neid haavatavaid tegureid, mida vanemaks laps saab, seda võib-olla suuremat rolli mängivad ka ülejäänud keskkonnad. Et me oleme võib-olla harjunud ka kodule panema hästi suurt rõhku ja ka võib-olla vastutust ja võib-olla ka süüd, et kui midagi juhtub, et siis see on kindlasti kodu süü ja kodune kasvatus. Ja me ei taha ka seda, et me hakkaks süüdistama teisi, et keegi tõi sellise hea võrdluse, et see ei peaks olema selline kuuma kartuli mäng, et kes rohkem vastutab, kes rohkem on süüdi selles, kui lastel on vaimselt raske, et kas koolid on sellest süüdi või vanemad on sellest süüdi või hoopis treenerid või hoopis keegi muu. Et me pigem võiks vaadata seda niimoodi, et me oleksime teadlikumad arengut toetavatest asjaoludest. Et juba iga see koostegevus või see hetk meil, mis on rahulikum või see tavapärane rutiin, mis on kodus,
või see, et laps saab käia lasteaias või koolis, kus tal on ka omad rutiinid, omad sõbrad ja ka huvitegevused, mida rohkem neid kaitsvaid asjaolusid on, seda rohkem me säästame seda tervist. Et võib-olla me ei peagi võtma fookusesse ainult siis seda ühte halba asjaolu, et näiteks mul ühe vanemaga üldse kontakti ei ole, et nüüd mu areng on siis häiritud. Ei pea olema, kui on väga palju kaitsvaid asjaolusid, siis see ei pruugi üldse või nagu mõjuta nii halvasti. Häirivalt siis ka mõjuda, et võib hoopis ka säilenõtkust hoopis toetada, et me ei saa raskustest alati säästa ju lapsi. Nad ikka puutuvad kokku võivadki olla tegelikult tulevikuväetis jälle, et sa võid tegelikult nendest hoopis mingisuguse muu asja, või see oli, et 10% vist oli need, kes isegi nagu selle traumaatilise kogemuse nagu pööravad nii-öelda kasuks, 10% tekib see post-traumatic stress nagu disorder, eks ju, ja siis on see 80% vahepeal tegelikult, keda ta nagu nii väga ei ühes ega teises suunas mõjuta. Et tõepoolest, et iga nagu nii-öelda trauma ei tähenda kohe, et see on nii-öelda halvasti, aga ei tähenda seda, et see on hästi, et ta võib olla täitsa nagu neutraalne. Meist, no meist ka, jah. Et samamoodi, et mis meil oli. Aga, mis ma tahtsin küsida sellega, see, kas nii-öelda lapsi on võimalik ka kuidagi nii-öelda ütleme, tegelikult enne seda, sa ütlesid seda, et mis on võimalik, nagu mis on see toetav nii-öelda, et mis on need head asjad, mis on nagu jutuses ütlesid paari mainisid, et on kodune rutiin, on kool, eks ju, lasteaed, mis veel on siis, kuidas veel toetada seda, et see vaimse tervist nagu hoida see lapsel, on midagi veel, mis praegu siiamaani mainimata meil on? No võib-olla selle juurde lisaks, et kuna me liikusime selle juurde sealt vanemaga suhtest, et seda hästi rõhutatakse, et lapse läbisaamine vanematega on hästi tähtis ja ei tahaks üldse seda alatähtsustada, on loomulikult tähtis ja lihtsalt, et me ei peaks ka ära unustama seda, et teised keskkonnad saavad ka toetada. Näiteks on palju juhuseid ka mu enda praktikast, kus noorel inimesel näiteks oma vanematega ei ole hea läbisaamine, seal peres kuidagi ei ole sellist ressurssi ja samal ajal tal on hea kontakt ühe õpetajaga. Ja see kuidagi juba piisavalt hästi toetab, see loomulikult ei asenda, aga ta leiab sealt oma väljunti, ta leiab sealt oma toetava inimese, oma suuna, millega ta tahab tegeleda. Et me vaataks tõesti ka teistes keskkondades ringi selle koha pealt. Ja samamoodi saab ka negatiivne olla. Just, et me saame toetada hästi erinevatest suundadest. Okei. Kas kui lapse selle vanema suhtest rääkida, kas on võimalik ka nii-öelda see, et ma ei tea, et me liiga palju tunnustame, hellitame ära veel oma lapse või nagu, et ma ei tea, et anname talle liiga palju seda tähelepanu ja tunnustust? Ma ei tea, kas saab ikkagi anda liiga palju tähelepanu ja tunnustust. Siin on meie erinevus vist natuke. Mina ütlen, et kindlasti saab ära hellitada, et kui sa annad talle nagu mitte välja teenitud nagu seda tunnustust, lihtsalt nagu asjade eest, ma ei tea, jättis mingid asjad tegemata. Ei no väga hästi, vähemalt sa proovisid, tegelikult ta ei proovinud, sa ei tohi nagu ära hellitada. Ma olen sellega nõus, et Anna mind ka koolitanud nagu imikuga, on ju, et jah, kuni 1 aastaseni ei saa ära hellitada, sellega ma olen nõus. Kuni mis vanuseni? Kuni 1 või? Ütles, et sa ei saa ära hellitada kuni 1 või? No 0 kuni 1. Sellega ma olen nõus. Ma üldse vastu ei väianud, sobis. Et praegu, kui on juba üle 2 natuke, tegelikult nüüd ta juba saab asjadest aru, aga sealt ka nagu aina edasi, ma arvan, et ta peaks ka aru saama, et on ju piirid, on tegevus ja on tagajärg, on siis positiivne või negatiivne tagajärg, aga asjal on tagajärjed. Et kui me lihtsalt igaga negatiivse nagu tegevuse tagajärjel premeerime teda, et see ju kuidagi nagu ei tööta lõpuks nagu lapse kasuks. Ja, et aga samas on eks ju see ka, et ise ka oleme nagu tundnud, et kui palju nagu meid on eks ju nagu tunnustatud, ütleme, et tänapäeval on natuke see nagu parem, eks ju, et vanemad mõistavad seda lapse vaimset tervist nagu natuke teistmoodi, kui meie vanemad seda mõistsid või kogu meie nii-öelda vanemate põlvkond. Aga nii-öelda see, et ühtepidi jah, et tunnustama peaks nii-öelda ühtepidi progressiivses mõtmes, aga teine pool, mida võib-olla nagu ikkagi praegu rohkem nagu tehakse, on see, et tehakse liiga lihtsaks võib-olla lapsele see asi ja mitte nüüd tunnustuse poole pealt, vaid tehaksegi kõik ette taha, eks ju, ära. Sa ise ütlesid ka, eks ju, et koristad sokid siiamaani, eks ju, ära, et ei nõuagi seda. Aga et ei nõuagi seda, eks ju, nagu lapse, kes seda
ja tegelikult, mis me tegelikult teeme ju ka lapsele tema enesekindluse arengule nagu karuteene, sellepärast, et tal ei olegi võimalik nagu fail ida, tal ei ole võimalik nagu saada kogemust õnnestumisest, eks ju, sest me kõik on ette taha ära tehtud ja täiskasvanu ikka läheb laps, kes tegelikult ei saa nii hästi hakkama ja tal ei ole sellist enesekindlust. Oled sellega päri? Et siin ongi vaja sellist tasakaalu selle hoolivuse, väljendamise vahel ja siis ka iseseisvuse toetamise vahel, et mina lihtsalt võib-olla ka oma erialaga seoses, et ma olen nagu rohkem kokku puutunud selle murekohaga, et pigem ei olegi üldse seda kontakti või ei ole neid koosolemishetki. Et on vastupidine, eks. Et nii täiskasvanud kui lapsed, noored nagu vajavad rohkem üldse seda märkamist, et ma olen olemas, ma teen mingeid asju õigesti ja meie noortel ka üks suuremaid probleeme, mida nad toovad välja lisaks kurnatusele ja üksildusele, on see, et nad tunnevad, nad pole nagu piisavalt head. Et kuidagi ikkagi selline, et tundub, et selline nagu mingi, see kõlab, et pigem seda tunnustusvajadust on, aga ma võiksin saada seda tagasi tõesti nende asjade kohta, mida ma teen, et võib-olla õõnsat sellist kiitust ei võtagi inimesed vastu ja see ei kõnetagi, aga see, et ma märkan, näed, vaatad, oled siin sihuke, et sa meeldid mulle. Näiteks, kas me ütleme siukseid asju oma lastele või oma partnerile, et tegelikult me võiks märgata rohkem neid asju, mis me teeme, mis meile teineteise puhul ka sobib ja seda ka väljendada. Ma ei tea, kas on liigne tunnustamine. Ei, seda kindlasti mitte. Ma arvan ka need väikesed igapäevased nagu hea sõnaga toetamised. See ongi see tegid selle ära, tore. Et see ei peagi olema selline, et nii tubli või maailma kõige tubli. Rivistame õhtul üles ja loeme head hetked üles. Nii tubli. Aitäh sulle. Väiksed kleipsukesed sinna. Tänase päeva kõige parem laps on. Või tuli see hinneviis, nüüd on hästi ja päev on kirjas. Kas või õlale patsutamised. Et lihtsalt neid märkamisi võiks olla ikka. Ma arvan, et nendega me ei saa nagu ära helita, kui me teisele inimesele anname teada, et me märkame teda ja meile sobivad mingid asjad, mis ta teeb. Kerkis üles küsimus, Anna, mis tõid välja seda, et noortel põhiprobleemid, kurnatus ja üksildus. Me oleme kõige rohkem seotud üldse nagu ajaloos. Mul on sõber taskus, ma saan ta kohe temaga connectionit, kohe suhtlust alustada. Ja noored tunnevad ennast üksinda seal. Jah, siuke paradoksaalne mure kõlab olevat. Ja väsinult. Ja nad on väsinud. Millest? Suhtlemisest. Mis neid väsitab? Ei, vist mitte suhtlemisest, et midagi ikkagi on vajaka. Mingid vajadused on täitmata, et noored võiksid saada ennast tunda energilisena, uudishimulikuna, suhelda. Millegi pärast väga palju seda ei tee, et umbes pooled noortest vajavad siis tuge vaimse tervise probleemidega seoses. 50% noortest, kordan üle, vajab tuge tegelikult vaimse tervise probleemidega. Et mis tähendab, et kui me mõtleme enda lapse või noore peale, siis kui see on siuke 50-50, siis me igal juhul võiks uurida, et kuidas tal läheb. Et võiks väikse auditi teha, et noorega omast. Me ise populariseerime väga sellist, meil on niisugune tööriist, isegi lausa koolitusveebis nagu suhteaudit, kus meil siis on pannud paari suhte. Ta keskendub paari suhtele, aga seda saab samamoodi saab teha ka lastega, et on hästi rida küsimusi ja nii-öelda neid teemasid, temaatikat ja nagu reegleid, kuidas nagu suhelda, et luua seda kontakti. Et on nagu väga hea paari suhtes kehtib, aga lastega ka. Aga siis toob ju eriti nagu esile 50%, see on ikka jõhker. See on ikka väga suur protsent. Kas see on üle maailma või see on Eesti? See on nüüd Eesti noorte, et mis nad ise siis vastavad. Okei. Ja mis siis sellega nagu teha? Selle ongi see sama üks oli nagu kuulamine, et mis hetkel ma abi peaksin otsima, mis hetkel peaks pöörduma nagu peaasi poole, mis hetkel ma peaksin nagu, ma ei tea, terapeudi poole, psühholoogi poole. Õnneks just noortele on neid võimalusi loodud, et me teame, et muidu vaimse tervise abivõimalustega on ka kiitsas kohti. Meil täiskasvanud läheb keeruliseks, eks ju, peame ise ikkagi hakkama saama tihti peale. Just, aga noortele nagu see sama pea hea nõustamine, mis on ju tasuta, et noor saab ise pea hea nõustamine. Ja see on selline abiviis, kus mul ei peagi ka olema mingeid suuri probleeme. Põhine on see, et ma tahan ise
tegeleda, ma saan sealt õppida mingisuguseid oskusi, võib-olla probleemilahendusoskust, võib-olla on seda ärevust liiga palju, kuidas sellega toime tulla, teadveloleku oskused, noh, kõik sellised olulised teemad, et noor saab ise valida, millega ta tahab tegeleda, see on selline struktureeritud tõenduspõhine lähenemine, niisugune lühisekkumine öeldakse. Ja selle raames saab kutsuda ka vanemaid näiteks kaasa rääkima ja mõtisklema, et kuidas mu noorel läheb, mis on siis see Räägime lastest vestlus. Ja siis sealt ka siis sellised lisategevused. Okay. Igapäevalised, mis ma vanemana saan teha, kas midagi kooliga seoses saaks väikest veel toetavat ette võtta ja vaba aja kontekstis ka. Okei, aga mis hetkel on ikkagi see, et ma ise tunnen vanemale, et mis need nii-öelda, kui ta, kas on mingisugust siukest nagu nii-öelda esmaabi mõttes, et ma pean kohe esmaabi otsima oma lapsele, et kas on ka mingit sellist nii-öelda kohta, mis sa saad nagu välja tuua, et me rääkisime nagu paarist siukest nagu nii-öelda pehmemast asjast, aga et mis hetkel on kindlasti, et ma nüüd on viimane hetk, et nüüd ma pean kindlasti abi otsima? On selliseid ohumärke, kus tõesti peaks nüüd ja kohe pöörduma. Ma usun, et kui vanemad sellesse olukorda satuvad, siis nad tunnevadki selle kohe ära ka, et noh, näiteks ma ei tea, ennast vigastav käitumine või see, et kui laps noor ütlebki, et ta ei taha elada või et tal on mingisugused enesetapu mõtted, et noh, need on kindlasti sellised kõrgema ohu olukorrad, et kus muidugi, kui mul on see vaimse tervise esmaabi koolitus läbitud, siis ma võib-olla ei ehmu ka liialt sellisest olukorrast ära või ma tean, kuidas noort ka seal vanemana toetada, mida ma saan talt küsida selles osas, et hinnata, kui ohtlik see olukord on ja siis pöörduda ka edasi vajadusel. Võib-olla selline kiire ka tasuta variant, kuhu kõik vanemad saavad kirjutada, on Peaasi e-nõustamine, et kus vastavadki kliinilised psühholoogid kõikidele kirjadele, et saada sealt see edasi, sest muidugi hakata ise surfama, otsima, et kas, kuhu pöörduda, et võib-olla see võtab veel liiga palju ressurssi, et on selleks abiviis olemas, et arutada korraks läbi, kirjeldada see murekoht ära ja siis nõustajad aitavad selle järgmise suuna leida, et kuhu edasi. Väga hea. Tahaks isadest ka korra rääkida, et ma ei tea, ma olen nagu kuulnud seda, ma ei tea, Raivo, sina siin, eks ju, kaasatud isa ja veel kaasatud kasuisa, eks ju, aga eriti, kui on nagu lapsel on vaimse tervise probleeme, siis millegipärast on nagu ema see, kes seda nii-öelda vastutab ja võib-olla isad isegi nagu nii kaugele nagu Ermaküla, kes meil siin ju saates rääkimas, eks ju, et noh, autistist laps, eks ju, ja siis on nagu Downi sündroomiga laps tähendab ja siis noh, et väga paljud, kui näiteks tekibki vaimse häirega või mingisuguse muu puudega näiteks laps sünnib, siis isad kirjutavad ennast üldse nagu valemist väga lihtsalt, eks ju, nagu välja. Et kuidas sa näed, et näiteks kui sulle tullakse nii-öelda siis, ma ei tea, kuidas sa nimetad, nõustamisse või nii-öelda abi saama, et kas tuleb ema lapsega või on ka, kui suurelt on isad kaasatud? Mina ise pereterapeudina pidasin või olen oma praktikas pidanud oluliseks seda, et ikkagi kõik vanemad saaksid olla kaasatud ja kaasa rääkimas. Et mida rohkem on neid täiskasvanud, kes ka last toetavad ja nad saavad veel teineteist toetada, noh, et seal on ju pluss kõik. Aga kipub olema niimoodi, et nii teraapia kontekstis erinevad raviviisid, võib-olla ka muu haiglaravi, et rohkem ka kooli lastevanemate koosolekud, vaatame, et kuidas seal see jaotus on, et kui on ka nimekiri, et seal on see üks tulbakene, kuhu saab allkirja panna, et see pole isegi mõeldud võib-olla tingimata selle peale, et on kaks või meie neljakesi, et siis kirjutame sinna neid allkirju kokku, et kõik on kohal ja tahavad kursis olla. Et ma arvan, et see on asi, mis võiks muutuda. Et see, kuidas me mõtleme üldse peredest ja kes on vanemad, et miks see peaks olema niimoodi, et emad rohkem käivad. Ja seda seal Räägime lastest kasutajakoolitustel ma olen palju näinud, et kus õpivadki seda lähenemist läbi viima. Võib-olla lastekaitsetöötajad, õpetajad, perepesade spetsialistid ja nii edasi. Et kui me vaatame, et mitu ema on käinud vestlusel ja mitu isa on käinud vestlusel, üksikud kasvuvanemad ka veel sinna juurde, et siis väga suurelt on see kaldu selle poole,
kas seal oli võib-olla 80% oli emad ja siis ainult 20%. Ma siin nagu kõiki kuulajaid ja vaatajaid ka julgustaksin normaliseerima seda, sest minul endal keskmine tütar käib praegu 2. klassis ja meil on algupäraselt juba pandudki niimoodi kokku, et mina olen näiteks klassis isade esindaja ja siis on meil emade esindaja ka. Ehk siis meie lastevanemate koosolekud mitte ei toimu mingi aastas korra, vaid tegelikult toimuvad iga kuu. Miks? Seepärast, et see on õpetaja nagu nii-öelda soov, et kõik oleksid ühtses inforuumis ja meil on siis nii emade koosolek kui isade koosolek. Isadega teeme ühtesid asju, emadega teisi asju, siis me vaatame pärast, kuidas info liigub. Ja mis on juhtunud, mida ma näen nüüd nagu nii-öelda sellest seisundist, on näen seda, et isad ja emad teevad koostööd. Et seal ei ole ainult see, et ma viskan lapse kooli, palun tehke mu laps targaks, vaid tegelikult on tekkinud niisugune mõnus kogukond. Ja emad ei pea tundma nagu nii tugevat seda survet, et koolivärk on ainult minu asi. Ja üksinda vastutama selle. Üksinda vastutama on ju, ja siis isa tuleb, vaatab, kuule, miks 2 tunnistus oli, et kuule, hakkame siin püksirihma otsima või vana koolivärk nagu oleks. Et ma väga-väga soovitaksin nagu ise pöörduda ka enda kooli või klassi poole, et seda nagu normaliseerida, et lihtsalt, et kuule, esiteks teeme rohkem neid kokkusaamisi. Meie koosolekud ei olegi lihtsalt, et tuleme kokku, vaatame, kuidas meil õppimine läks, või teinekord ongi, võtame lapsed kaasa, läheme metsa, teeme lõkke ja sotsialiseerume hoopis, vaatame, kuidas meil omavahel läbi saab. Ja aastas 2 korda on ka siis, kus on isad, emad koos, nagu terved pered on koos. Ja kas see on normaliseeritud seal, et meil on see 4 tulpa sinna pandud neile laste, just 4 tulpa on pandud. Aga samas klassijuhataja on ka terapeut, et ma täitsa mõistan, kus kohast see on tulnud, et miks ta seda normaliseerib ja toimetab, ja lihtsalt seda omavahelisi laste konflikte on tunduvalt mõnusam, kergem lahendada või kolmnurgastada, et kui need vanemad üksteisega on tuttavad, kui need isad üksteist on näinud, me juba teame laste dünaamikat ja isad omavahelist dünaamikat. Et igal juhul aitäh, et selle välja tõite ja nii tore näide tõesti, et lausa niimoodi. Saab teha, on vaja tahtmist ja soovi. Ja täpselt, siin ongi initsiatiiv, peab ka tulema lastevanemate enda poolt, et kui näiteks siin meil kuulavad väga palju seda podcasti emad, et kui te tunnete tõepoolest survet, eks ju, et mina pean üksipäini siin kogu selle lapse koolimajanduse eest vaatama ja kuidas mees kaasata, siis sa oled lihtsalt sunnitud, et see mees on sunnitud sinna, kui on isad ja emad nagu nii-öelda koosolekud. Ja sul tekib sidet rohkem tegelikult, sul tekib ise, sa nagu isana ka panustad rohkem tegelikult ja mõtled kaasa oma lapse nii-öelda kooliteele. Täiega. Et sul ei ole mitte, iseeneslikult tekib see juba siis. Mina näiteks võin öelda, et mul esimene laps läks 4. klassi, mind ei huvitanud see asi, et kuidas ja mismoodi. Täna, kui tekkis see isad ja emad ja see asi, ma olen väga huvitatud, ma olen väga põnevil, sest ma lähen oma lapse õpiteekonda, kuidas teda kodus toetada, just nimelt nende suhteaudititega, sest meil on see normaliseeritud juba varasest peast, et kui lapsed kooli läksid, me ikkagi omavahel vestleme, võtame neid hetki ja aegu, et kuidas sa tunned ennast, kuidas sul läheb ja laseme tal nagu vabalt seda eetriaega nagu nii-öelda kogeda. Mul ennem kerkis üles üks küsimus, et kuidas nagu enda vaatenurgast, et kuidas siis last pehmelt siis toetada selles suhtes, et kui me rääkisime sellest, et tal on see suhtlemiskokkupuuted siis normaalsete kokkupuutepunktide, kes on talle eeskujuks. Aga nüüd, kui on mitte eeskujuks, aga ometigi ta nagu väga tahab olla siis sellises seltskonnas, kes võib-olla mõjuvad talle kehvasti või halvasti, et kuidas ma vanemana nagu saan seda asja nagu pehmemalt siis toimetada või kas ma peaksin üldse seda pehmemalt tegema või ütlengi, et sa ei saa nendega inimestega suhelda, sellepärast et ma näen, et siin tuleb halvad tagajärjed sellele, su õppeedukus langeb või see on ohtlik sulle, et mismoodi me siit toetame ja laps ei hakkaks siis käituma, eriti teismeline. Kardinaalsed näited meil enda tutvusringkonnas, kus 12-aastane laps jookseb minema kodust ja kõik ja lähebki selle seltskonnaga kaob ära hängima. See on üks eriti keeruline teema. On jah. Tundub, et tõesti, et arvestades seda just arengu ülesannet, et ta peabki eralduma ja leidma selle eakaaslaste seltskonna,
ja see, mis vanem ütleb, sel hetkel ei olegi üldse nii tähtis, ei tundu vähemalt. No üldse ei ole tähtis. Üldse või Ma pean vastanduma. liiga peebelt ütlesin. Et kuidas seda säästa nendest kontaktidest, et noh, kui tahaks proovida, siis võib-olla mida varem selles sõpruskonna kujunemise etapis me saaks jaole, võib-olla seda parem, et kui ikkagi ma juba näiteks näen, et ta enam eelmiste sõpradega ei suhtle, on tekkinud mingisugused mured tekitavad läbisaamised, võib-olla juba need esimesed tulkumised, et võib-olla see on see oluline koht, kus kohe vaadata võib-olla ka tervele sellele elule otsa, mis meil siin toimub, kuidas me saame erinevaid külgi tema elust toetada, et mitte ainult seda sõprussuhete osad, võib-olla seal on midagi veel. Sest jah, et kui see läheb edasi, need sõbrad on juba tähtsad, noh siis on, mul ka tuleb kohe see Emalõvi film tuleb meelde ja et ongi, et mingist hetkest alates ongi see tundubki täitsa nagu võimatu, sest me ei saa teda panna kuskile kinni ja hoida teda seal turvaliselt, et see lihtsalt varakult saada ja rääkida temaga sellest, et tõesti, mis on minu jaoks oluline, näiteks kas on mingisugused ikkagi koju tulemiskellaajad või see, et tulge siis kohtuge siin meie juures, kui on mingid murekohad, et nad käivad tegemas asju kaubanduskeskuses, mida ma ei taha või midagi sellist, et ikkagi see läbirääkimiste koht, et varakult proovida teda säästa sellest, aga kas sa saad tuua mingisuguse näidisvestluse või kuidas ma tahaks nagu aru saada, kuidas see välja näeb, sest noh, mina nagu nii-öelda tunnen ka siin ennast kergelt ära, et vanemana ma tahakski selle nagu nii-öelda piiri seada, aga ma tean, et ma pean selle lõdvendama, ja samas ei tekiks seda väga suurt vastandumist, et miks sa mind karistad. Kasvõi sellest seltskonna näitest või siis kasvõi näiteks nutiseadmete kasutamise näitest, et see laps tunneb, et see on ka talle vajalik, et milline see näidisvestlus välja peaks nägema? Me oleme isegi ka pidanud neid vestlusi, aga ma ei tea, kas sulle meenub? Aga mingit näidist ikkagi ei... No ma saan aru, et see oleks nagu ideaalne lahendus, et igale vanemale anda näidis ette ja... Kolmas samm. Pigem ongi kuidagi see õhkkonna nagu valik, et sa ei saa seda vestlust hakata pidama mingi kriisi hetkel, et hetkel on mingi probleem. Et kui kõik asjad on tuksis, kõik on vihased, kõik on näost punased, istume need rahulikult maha, hakkame nüüd seda arutelu. Ei. Olgu peab maha rahunema, kõik lähevad oma tubadesse kasvõi järgmisel päeval. Ehk siis, kui on hea, et esimene hea soovitus on juba, et teha siis, kui tegelikult suhted on head, kui ei ole see kriisi või konflikti koht, eks ju. Just. Ma arvan, see vist ongi ainuke võib-olla valem, mida nagu saab öelda, et sel hetkel peaks olema teada see suund, et kuhu nagu ikkagi tahetakse jõuda. Mis see nagu ühine, tegelikult peaks jõudma nagu ühise eesmärgini, et kõik saavad aru, ka see siis teismeline, et tegelikult, et võiks mõelda muutuse peale. Kas või see, me ei saa öelda, mis see muutus on, või et kas või see on nagu hea, kui ta hakkab, võtab sellest ideest kinni, et võiks proovida midagi muuta. Ma arvan, et siis on juba kõik teed lahti, et kas saab asja, ei saa asja. Teie ekstreemne näide, et 15-aastane ütleb, prooviks nuputelefoni. Ei, see ei käinud päris nii, et sellele eelnes meil ka mitu vestlust ja pigem me alustame neid vestlusi niimoodi, et meie omalt poolt kirjeldame seda muutust, mida me näeme ja mis meile muret teeb. On see siis näiteks sõprussuhetega seoses, et mingisuguste sõpradega suhtlemine tekitab rohkem sellist võib-olla ka solvumistunnet ja et on kuidagi õnnetu. Tihti, et me oleme näinud näiteks, et mitu korda on juhtunud seda, et te suhtlete või käite kuskil väljas ja siis oled pärast õnnetu näiteks. Või et ka selle nutiseadme kasutusel, et me oleme märganud, et kui sa kohe pärast kooli näiteks lähed sinna nutiseadmesse, siis me kutsume su mingi hetk sööma ja kui sa oled näiteks need paar tundi olnud seal, et siis sa oled kuidagi selline väsinud, tujutu, ei taha suheldagi, et oled kuidagi teistmoodi võrreldes näiteks mingisuguse muu päevaga, kui ma ei tea, telefon oli ununenud näiteks kuskile ja tal polnudki seda. Et sellisel viisil väljendame seda märkamist võimalikult hinnanguvabalt, sest muidu tuleb ju kohe vasturünnak või kaitse. Et see on see, kuidas meie seda olukorda näeme ja siis küsime, et mis sa ise sellest arvad? Enamasti nad midagi selles osas ei hakka rääkima, vaid pigem mingi
neid eriti ei huvita see teema. Ja siis me natukene kirjeldame seda, et mis see nagu lahendus meie jaoks võiks olla, et me peaks vähemalt liikuma selles suunas, et ta saaks ennast paremini tunda või et võib-olla peaks veel mõtlema selle peale, et mis see sõprussuhe üldse on, mis see nagu peaks mulle andma või talle andma, et me võiks nagu jätkata ja siis vähese kaupa siis me ikkagi jätkame neid. Need on väga tüütud, need on ortes, nad ei viitsi rääkida meiega. Ma arvan, et mõlemale osapoolele nagu sellised nagu väljakutsed, et nii noorele kui meile, et me peame jälle sellest rääkima, jälle. Ma arvan, me oleme Annaga aga samas. Pigem me arvestame sellega, et nad ei taha väga kaasa rääkida, aga nad vähemalt kuulevad seda, mis meile muret teeb ja see ei tule sellise tühja koha pealt, et mis sest, et nüüd kõik ja rohkem see sinna ei lähe. Aga me oleme kuidagi niimoodi järk-järgult saanud, et mingi, et nad hakkavad kaasa rääkima ja mõtlema ja leiavad siis mingisuguseid lahendusi, et kui me võib-olla 4. kord pakume välja, et äkki teeks sellise variandi, et sa proovid vähemalt eksperimendi korras, et sa oled siis selle nuputelefoniga, et kuidas see su meeleolu mõjutab, et lihtsalt proovida. Et siis üks hetk okei, proovime. Spordimetafoor, et kui sa nagu piisavalt kaua mingit asja teed, sa omandad selle oskuse, et sa kuuled. Ma ei taha seda nimetada ajupesuks, aga kuna me ei sunni seda nagu lihtsalt nagu räägime, et mõtle selles suunas, et vaata, kuidas see sulle tundub, et pigem ma tahaks nagu ärgitada ka nagu last nagu mõtlema ise. Ma ei tahaks talle valmis lahendust nagu pakkuda, vaid lihtsalt nagu mõtle selle peale, nagu see nutiaja nagu arvestus, et me tegime siin mingi matemaatika ära, et võtta keskmiselt 5 tundi päevas, 35 tundi nädalas. Sa oled lihtsalt, me ei räägi lihtsalt ju ekraani kasutamisest kui e-koolist ja mingisugune arvuti taga PowerPointi tegemisest. Võtame selle aja välja, me räägime ju tühjast ekraani ajast, kus sa lihtsalt nagu swipe'id 35 tundi nädalas. Pane sa aastasse 52 korda 35, no ma ei tea, 2 kuud oled, aastast oled lihtsalt ajusurmas. Ja siis jõhker. Kas see on see, kuidas sa tahad oma aega veeta tegelikult? 2 kuud. Selge see vestlus läheb mööda, on ju, siis jälle, aga vähemalt see mingi idee on äkki jäänud kuhugi idanema ja kui sa korduvalt rääkida, et see on nagu selline... Ja mingid hetked on sellised, et kus nad ju ei tule nende teemadega ka, sest temal ei ole motivatsiooni selles osas muutuda. Tal ei ole probleemi. Et minul on see probleem. Et siis ongi need hetked, et kus me olemegi tõesti ebapopulaarsed ja ütleme, et ma pole nõus sellega, et näiteks meil on mingisugused sellised tingimused, et kui sa muud asjad näiteks teed ära ja siis me tekitame võib-olla neid tegevusi juurde, et ta käiks ikkagi ka õues või panustaks kodus natukene millessegi. Et siis, kui jääb sellest aega üle, siis uni ei tohi ka kannatada. See on minule hästi tähtis. Uni on munda, eriti noorel. Et nad peavad magama ja seda mina jälgin tõesti, et neid ekraane ei oleks lastel magamistoas, et nad läheks normaalsel ajal puhkama. Ja ma ütlengi, et talle ei meeldigi see ja võib-olla teistel ongi teistmoodi, aga minu jaoks vanemana on see tähtis ja see on tema ajule tähtis ja nii on ja ta võibki olla pahane. Et mõnikord me siis ikkagi ise ütleme, et nüüd mul on nii hea kuulata seda, mul endal tuleb kohe, kui mul on seda juttu, siis mul õnneks ligipääs enda lapsepõlve mälestusest, see oli päris hea. Kui mul see PlayStation oli ja siis nagu see, kuidas te praegu sellest räägite, kuidas mu ema tuleb sinna ja see näägutamine, sa oled liiga pikalt mänginud. Ei ole, silmad on munas, mul ei ole probleemi, tegelikult mul ei ole üldse probleemi. Siis 24 tundi panin, sest mälukaarti polnud, ma pidin selle mängu ju läbi saama nagu. Ja siis sain aru, et okei, tegelikult on päris hea, kui ei ole. Ja siis lähed pärast 24 tundi lähed nagu see reaalsus on vähe nagu teine. Tunne, et mäng läheb väljasse lõues kedasi. Muidugi läks edasi, mis GTA ja kõik, mis need seal olid. Aga endale tuli praegu hea paralleel, tuli enda tütrega, saab nüüd kohe 11 ja siis tal oli nagu uut nutitelefoni vaja. Ja paratamatult ta näeb seda rohkem meil kodus, sest me mõlemad naisega tegeleme ka sotsiaalmeediaga, et oleme seal, näitame oma elu ja sükest asja rohkem, võib-olla kui tavainimene ja nad on ka selles info väljas. Kuid sellegi poolest me väga kontrollime oma ekraani aega, et ka mina jälgin seda, et kui palju ja mismoodi, et kogu aeg need reportid mul tulevad. Mis hetkel, mis kellani ja kuidas meil see nutihügieenia seal on. Ja siis nii tore hetk oli, et ma ise olen läbi lugenud Anders Hansseni selle ekraani aju, mis on nagu kohustuslik minu meelest igale lapse vanemale. Ja nüüd on sellest välja tulnud ekraani aju juunior.
ja siis mõtlesin, Lastele, kallis tütar, 100 uut telefoni, tead, loeme selle raamatu läbi. Ise lugesin tal lugeda. Väga hästi läbi toodud on ju, oi ta algus nagu võitles vastu, et kuule paps, et ole normaalne. Ja ta luges selle läbi ja siis ta tegi mulle ettekande. Muidugi ta optimeeris, et ta tegi selle ettekande niimoodi, et ta sai teha 2 A4 ja ta pani selle lugemispäevikusse, et hea koolis ka näidata õpetajale ette. Aga mis kõige tähtsam oli see, et oli nii tore vaadata, et kuidas see 10-aastasel lapsele tekkis teadlikkus. Ta tekkis teadlikkus sellest, et kuidas ta sai jälgida siis kõrval, kuidas sõbrad käituvad. Kuidas on siis, seal on nagu toodud 4 prototüüpi välja siis lastest, kellel on raske keskenduda, lapsed, kellel on siis tõesti väsimus peal, lapsed, kes on väga närvilised on ja ta oskas nagu välja tuua enda sõpradest. Ja mis oli veel lahedam oli see, et ta oskas teha ise eneseanalüüsi. Et ta vaatas, kuule isa, mul on siukesed nagu nii-öelda võõrutusnähud või et selles momendil ma käitun sedasi. Ja tal ei ole probleem, et täna meil ongi nii-öelda, et see ekraani aja kasutus on tal piiratud ja ta ise vahepeal tuleb, ütleb, et kuule, nüüd on käest ära läinud. Meil on seal ette nähtud 15-20 minutit on seal päevas mingid teatud äpid. Osasid asju saab rohkem kasutada, sest tõepoolest me oleme siis need vanemad, kes on siis kaasatud, et palun tule näita, mida sa teed või mis mänge sa mängid. Ma proovin ka neid mängida. Ja saan aru, et kuidas see mulle mõjub, kui kaasaarevad need on. Mul siin kõrval kaassaatejuht on vahest tunnistanud, et kui ta on mõne mängu sinna tõmmanud, siis ta ikkagi paneb seda 24/7 suudad sa panna selle on. See oleks hull jah, aga ütleme korra aastast tuleb ette ja siis see sisse kadumine on hästi lihtne. Sest see sõltuvust, see on ehitatud ju selle jaoks, et see tekitab sulle sõltuvust. Et sa lihtsalt kaoksid ära. Aga mul on nagu nii-öelda kõrvalt tore vaadata seda, et mis on need kasulikud nüansid, mida tegelikult see ekraan toob ja siis vanemana nagu seda toetada, et ta võtab ka nagu siis meie tööst sealt midagi kaasa. Et ongi, et kui ta postitab sinna Snapchati mingi video, siis see video on ette valmistatud, ta on midagi meisterdanud, kuidas need mingisugused kleepsud ja asjad käsitööna on nagu toimetatud, kuidas ta filmib ja kuidas ta seda siis kokku paneb. Ma näen, et tal tekivad siis selle nutiseadme kasutamise oskused, mitte siis kuritarvitamine. Et lihtsalt, et miks ma sellest räägin, et lapsevanemad saaksid ka aru, et see ei ole nagu nii-öelda ainult see kuri ja paha, vaid lapsed elavad selles keskkonnas, kus meie kunagi ei ole elanud. Aga et mõista seda, et kuidas siis seda kasutada siis meie enda hüvanguks, mitte see, et ta meid kurnaks, et me elaksime nagu selle seadme orjana. Just, et seal tulebki paralleel enda tütrega ka, et tema on teinud tõesti seda, et sõbrannaga ta oli küll siis natukene väiksem, et nad tegi siis videokõne ja siis joonistasid seal ja lobisesid, et väga tore võimalus olla niimoodi, et kui sõbranna elas natukene eemal, aga nad said siis niimoodi vestelda ja siis joonistada seda koos. Kontakti soet, eks ju. Selles kontekstis on tõesti nagu sa ennist mainisid, et sõber taskus on ju. Et selle näite puhul on tõesti, et sõber taskus, helistad, joonistad koos, ei pea kuskilt teise linna otsa sõitma. Ja tegelikult enamuste jaoks on siin mingid miljon suvalist inimest taskus ja sa jagad kuskil mingit infot ja lihtsalt see on nagu see üksilduse probleem, et mitte üks sõber taskus, vaid miljon suvalist. Anna, räägi ühte asja veel, et me rääkisime teismelistest, aga tegelikult, et kui varakult tegelikult need vaimse tervise probleemid võivad pihta hakata, et kui noorelt need inimesed tegelikult sinu kabinetti jõuavad? Mina peamiselt nüüd viimased aastad olengi noorukitega tegelenud ja söömishäiretega spetsiifilisemalt, et selles osas pigem on ikkagi sellised 12+ olnud noored. Aga kui ma alustasin psühholoogina, siis ma tegelesin üldse väikelaste arengu hindamisega 2-aastastega, et ma olen küll kõik need vanused ära näinud, aga jah, et need probleemid võivad olla erinevad olenevalt siis sellest vanusegrupist, et väikelastel omad mured ja siis suurtematel suuremad mured. Teistsugused. Ütleme siis teistsugused teie mured. Meil on see, et meil hakkab aeg täis saama, et me hakkame siin vaikselt otsi täna kokku tõmbama, aga tahaks lõpetuseks küsida, et mõlema käest, et mis on niisugune nagu üks asi, mida siis lastevanematele kaasa anda, et kasvaks nii-öelda siis vaimselt tugevad täiskasvanud meie lastest, et mis on see nagu üks soovitus, mis võiks tänasest veel nagu kõlama kõigile nagu jääda, et kumb tahab alustada? Soovitus lapsevanemale. Võta väljakutse vastu ja ära heitu.
ei maksa nagu heituda iga asja peale, et tulebki nagu, see on selline natuke nagu võib-olla selline mitte nii kliiniline nõuanne, vaid lihtsalt pigem selline nagu mina isa vaatest, et nii palju uusi asju kogu aeg tuleb, et sa nagu ei saa heituda, et nagu probleemi haaval nagu, et on, ma ei tea, vastsündinud on ühed asjad, siis on 1-aastane, 2-aastane, 3-aastane, kogu aeg on nagu, see areng on nagu kogu aeg saab olema selles hetkes ja tegelema selle probleemiga, mis hetkel on, et mul õnneks on vedanud, et ma nagu saan usaldada Annat hästi palju, 2 last on juba suuremaks kasvatanud, et see ekspertiis on olemas, et ma olen saanud nagu toetuda tema peale, et aga kuidagi nagu ja saan ka olla hetkes, et mul on see nagu kuidagi luksus, et ma olen saanud olla hetkes, ma ei pea nagu palju lugema selle kohta, et nagu ennast seda, ja selle lugemisega võid ka nagu suht hulluks minna, et seal on nii palju seinast seina arvamusi, et vali see enda jaoks õige, et mis see õige on. Aga pigem ikkagi nagu et ära heitu, et nagu see on nagu tore protsess ja ehk siis muutustega toime tulek, eks ju, et me väga tahame nendest nagu kinni hoida, eks ju, ka paari suhtes, eks ju, ka paarisuhe muutub ja siis me tahame sellest nagu vanast võib-olla kinni hoida, saamata aru, et okei, et tegelikult meil hakkab siin uus suhe vaikselt nagu pihta, sest me oleme muutunud lihtsalt. Just, et see on nagu selline protsessi nagu nautimine, et tegelikult ja ma ei tea, mul õnneks ei ole ka olnud nagu seda soovi, et ma tahaks nagu nüüd meie lastest kasvatada nagu kedagi. Nad ise nagu kasvavad, meie asi neid toetada ja hoida. See, mis nendest välja tuleb, et see on ju nende... Ootame paar aastat veel, vaatame, kui sinna kooli läheb, kas jätkad sama arvamusega või jätkad? No, ma usun, et ma jään sama arvamuse juurde, aga vaatame. Aga jah, Anna, sina? Jah, päris keeruline küsimus. Ma mõtlen, et üks sõnum võiks olla see, et proovi iseennast märgata ja endast hoolida, sest see juba ka annab juba su lastele ka palju, et sa elad seda elu, mida sina tahad elada. Ja oluline ka see, et ära jää üksi, et leia enda ümber need inimesed, kellega sa saad ka seda vanemlikkust jagada ja enda muresid, rõõme ja ära arva, et sa pead olema ilmeksimatu. Ilus, väga hea. See väga ilus, et sa ise tõid me kõik hakkab meist pihta, kui tegelikult meie tühjad oleme meile kellelegi anda, eks ju. Et iseenese lapsevanema jaoks kõige olulisem on iseenda heaolu ja vaimse tervisest hoolitsemine esmajärjekorras. Õige, siis on kellele anda ja teistes ka hoolitseda. Kellele läheb hapnikumask esimesena ette, eks ju? Ikka endale. Aitäh teile täna, et te tulite. Meil on väike kingitus teile ka T1 poolt kikkekaardid teile, kes on meie toetanud. Muidugi siin samas kõrval, meil stuudio kõrval on ka söömisjärjete liit, kus saab kindlasti ka abi, seksuaaltervise kliinik. Nii et isegi kui on abi vaja, siis T1 saab seda abi ka. Suured tänud teile, aitäh, et te tulite. Aitäh! Suured tänud. Ja siis minu poolt on... see peremehele, palun. Minu poolt raamat ka, mis ma olen kirjutanud. Mees 4, mida ma soovitan kõigil lapsevanematel lugeda. Et seal puudutab nii väikseid lapsi kui ka tegelikult seda rännakut ka teismelise eas. Jah, aga siis teile kuulajad, vaatajad, et tänaseks tõmbame kokku, kohtume teiega jälle 2 nädala pärast. Kindlasti lugege meie siit selle podcasti descriptioni alt, olete Spotify's või YouTube'is kirjelduses, kui soovid, seal on infot meie koolituste kohta, kindlasti ka meie podcasti kuulajatele sooduskoodid leiate sealt, nii et jah, muud ei olegi. Aitäh, et sa kaasa elad. Ja kindlasti, ära jätta enda teada. Just, ära jätta enda teada. Et ülioluline, me oleme nii tänulikud kõikide jagamiste peale, mis on nagu tulnud, see, kui te meile kirjutate, kui te annate meile nõu, et tagasidet. Just, või annate ka, kes võiks järgmisena saatest tulla. Ja subscribe kindlasti, ehk siis telli ja subscribe nuppu vajutate ka, sest teete meile suure teene sellega, et aitate meil seda podcasti ägedamaks ja kaugemale viia. Aitäh teile ja kohtume 2 nädala pärast.